KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Kallaste. Ja läheme siis NFL juurde tagasi. Et eelmine nädal rääkisime siis Euroopa liigadest Ott Eerikuga, et kui tahta tagasi minna, see oli siis eelmine episood, kus me rääkisime siis, kuidas off-season läinud on, kuidas meie pre-season preview oli põhimõtteliselt, ELF ja GFL pre-season preview. Ma võitsin oma esimese mängu see nädal ja siis Oti esimene mäng on see nädal ja siis laupäeval ja minu teine mäng on siis pühapäeval. Sul oli tackle oli ka kirjas, ma nägin seda niimoodi. Seal need vennad ei oska stati teha, ütleme nii, nagu nad GFL kasutas seda kuradi uut platvormi kasutab esimest korda, mis nagu jooksis kokku neil mängu ajal ja kõik crashis, kõikides mängudes crashis korraga ja kes iganes stati teeb, meil on 4 säki puudu. Ja nagu meil on kirjas 1 säk, meil oli 5 tükki neid. Ja kui me hooaja lõpus kokkuvõtet teeme, siis peame game tape'i üle vaatama, et kes see on. Või siis äkki nad ise parandavad ka, sest et tegelikult siin on nagu NFL-is, et sa võid esimese 2 päeva, mis sa võid liigale kirjutada ette, kui on midagi valesti. Et siis on neid state ennegi muudetud, sellepärast, kuule, mul oli pool säki, fuck, mul on terve säk see ju. No see NFL-is on ju mingid miljonid selle taga kinni. Jop, ja seal nagu NFL-is on lood, kus on vennad, Kyle Long oli, defensive end ju. Ei. Chris Long, jah, sorry, Chris Long. Ta rääkis, et tal on oma podcast, päris hea podcast, kusjuures. Ta rääkis seal, kuidas ta on maksnud meeskonnakaaslastele 30 tonni, et anna mulle see pool säki, vaata. Et nagu see loeb, vaata, järgmise kuradi lepingu kauplemisel, kõik see asja. Me oleme juba optereelis, aga Clowni, kui Baltimooris mängis, ta sai oma mingi 10. säki kätte ja tüübid paid pidu lihtsalt väljaku peal mingi võit 18 jumala mõttetu mäng, tüübid läks tantsima lihtsalt, et seal on, aga nii palju kuulake eelmise nädal osa jah, Ott Eerik ja Ülar, päris tore kombinatsioon ja Ott Eerikut on alati tore kõnelemas rääkida, hästi arukas sportlane ja sügisel me vist katame see aasta 4 erinevat liigat, kui me NCAA ka sinna alla loeme, et tuleb sisukas aasta. Jop, et sa hoiame silmad peal Eesti posti tegemisel, sest et ju Karl Peterson läheb ka nüüd ju siin. Tegelikult on vist praegu Eestis, on ju? Ja ta on meil praegu Eestis, et kui tahate mängida, oleme kohe sedasi, et Tartu Titans ja Tallinn Bay Bowlers, kui see podcast välja tuleb, siis me oleme vist lennukis Kopenhaageni poole juba, Kopenhagen Bowlile, et siin nüüd viimastel tundidel veel selgub, kas meiega liitub NCAA kõrgema divisjoni mängija ka. Siis kurat, see peaks, ma arvan, selle üle vist mingit limiiti tegelikult. Ei ole. Meil on üks naine ka meeskonnas ja me saame mängida ilusti. See flag on, mis ta on, inclusive kõigi jaoks. Jah, aga sellele linkid ka kuskil on? Jaa, lihtsalt sellega on see jama, et me lootsime esialgu, et me saame sinna elite divisioni. Nende mängud on kõik laupäeval siis ülekandes. Aga kui me suudame alagrupis teiseks tulla, vähemalt teiseks, ehk siis nagu nendele play-offidele või sõelmängudele jõuda, siis pühapäeval on ülekanded ka, aga ma jagan seda linki, kust neid statse saab jälgida. Siis me paneme selle lingi igal pool üles, kas leiad üles igal pool sotsiaalmeedias ja värki, et saate vaadata, mis Kallaste teeb ja mis Eesti poisid teevad, vaata. Selles suhtes. Ja siis kõik kodulehel on kõik informatsioon ka olemas, minu ja Ott Eeriku lingid on ka kodulehel olemas, nagu selle nädala mängude lingid ja kui ma nüüd eksi, ELF just announce'is ka, et neil on nüüd pay-per-view lingid ka olemas, et vist saab ainult 1 mängu kosta, et see peab terve nädala vahetust ostma, nagu praegu ta Sony's on, aga me täpsustame üles, sest see announce'iti eile näiteks alles, et nagu Ott Eerik ka veel ei teadnud täpselt, mis see on, et eks näeb ja Ott Eerik kinnitas, et kui tahate Oti kodumängule minna, siis ta saab piletit küll tasuta. See on olemas. Siis, sest ELF-is on kohati päris kirved, Berliin Thunder oli 35 € kõige odavam tavaliselt. Nagu tegelikult päris kirves, aga Poolas võib-olla on üks odavam, ma ei tea, ma pole sinna veel vaadanud, sest et Ott Eerik saab mulle tasuta piletit. Siis täna võtame siis selle viimase 2 nädala NFL-i tegemise kokku. Meil on küll peale drafti periood, kus väga palju otseselt ei juhtu NFL-is, aga NFL-is juhtub alati midagi. Et meil on siin päris pikk list uudiseid, paar väga üllatavat asja, mis siin juhtus 2 nädala jooksul. Ja siis, kui me oleme need kõik läbi käinud, siis tuleb kindlasti üle vaadata kõik selle hooaja schedule, mis tuli eile välja just, ehk siis hooaja, mis on schedule eesti keeles?
hooaja graafik, kalender, mis iganes. graafik see on see üks sõna, millega ma oma tööalaselt kokku puutun ja iga kord pean mõtlema mingi kuradi 3 minutit, et mis see õige sõna on. ja siis käime need läbi, vaatame läbi kõik rahvusvahelised mängud, potentsiaalselt kuhu mängule me kõik tahame minna, räägime sellest natukene ja siis episoodi lõpetuseks rängime kõik quarterbacki situatsioonid NFL-is, iga meeskonna, kas neil on elite quarterback, franchise quarterback, pass quarterback, küsimärgid, mis nende quarterbacki situatsioon on hetkel, on ju. Et paneme selle tabelisse ka tier makerisse, et siis saate visuaalselt vaadata ka, et YouTube'is saate kohe kaasa vaadata, kui tahate, on ju. Aga Kallast, hakkame siis pihta, lähme alguses uudiste juurde ja ma ei tea, kõige suurem võib-olla üllatus oli see, et Derek Carr retire'is nüüd lambist. Et me rääkisime küll tast, vaata siin 6 aega tagasi need drafti, vaata tuli välja see uudis, et tal on võib-olla ikkagi õlaoperatsiooni vaja New Orleans Saintsi starting quarterback siis on ja nüüd tuli välja, et ta ei taha seda oppi teha, sest selle rehab on räigelt pikk ja kulukas, et ta pigem isegi nagu lõpetab praegu karjääri ära. Seal tulid kohe järgi ka, et kõlakad, et ei, see on ikkagi 100% kindel, et ta lõpetab ära, kuigi ma arvan, et seal on mingi võimalus vähemalt, et tuleb tagasi kunagi. Seal pigem vist tundub ka siuke, see tundub nagu, et retirement, see justkui tundub, et need tiim ja mängija läksid nagu lahku rahumeelselt, et sealt paistis juba tegelikult eelmine aasta tulid ju asjad, vaata, Saints lasi Dennis Alleni lahti, kes tegelikult oli Derek Carri nagu eelistus. Et Carr väidetavalt vist ei tahtnud lihtsalt New Orleansis enam mängida, see, et ta läks nüüd pensionile, lõpetas ühtlasi lepingu ära, andis Saintsile raha ja Carr, nagu sa ütlesid, saab aastakese maha võtta ja järgmine aasta ma ei imestaks üldse, kui Derek Carr on NFLis tagasi. Või siis kuskil conversationis vähemalt vaata. No mingisse battle'isse jälle, mis iganes, lihtsalt Carri staatus on täpselt see, Carr vaata praegu veel see, et ma arvan, et päris palju tiimid tegelikult nagu, kellel ei ole QB, et võtaksid selle võimaluse, kui Derek Carr on saadaval. Sest et nüüd ma ei teagi, sest tavaliselt on ju see, kui sa retire'id või siis lähed pensionipõlvele sportlasena, siis kui sa olid veel lepingu all, siis sa oled selle meeskonna omand, et kui sa tahad uuesti tulla tagasi mängima, siis ikkagi sa pead treidima sellest meeskonnast ära, on ju. Aga kuna ta andis oma signing bonuse tagasi või ta jätti selle raha, mis oli talle tegelikult garanteeritud selleks aastaks, ta andis tagasi meeskonnale. Et nagu nüüd ongi küsimus, et kas see tegi temast siis vaba agendi hoopis või? Või et kas see leping nagu kulgeb lihtsalt lõpuni selle aastaga või umbes nagu mingi selline asi, et et see hästi süke keeruline NFL-i salary cap'i küsimus jälle, aga vähemalt nii nagu seda kajastatud on, siis mulle tundub, et Carr nagu justkui on vaba agent, lihtsalt ta vist see aasta ei tohi siis nagu mängida põhimõtteliselt. Vist jah, aga me kõik teame, kui ühel meeskonnal on hädasti quarterbacki vaja ja siis on ükskõik, nad liigutavad kõik mäed ka paigast ära selle lepingu kätte saada sealt. Kohe, kui see Carri uudis tuli, see oli tõepoolest nagu, see tweet oli lihtsalt tavaline, Carri nägu, eks ju, breaking news, mõtlesid, okei, see on vigastus, ta jätab hooaja vahele. Carr läks pensionile, oli või? Aga see on täpselt siuke mäng, et kui Derek Carr oleks kevadel saadaval, siis läks Pittsburghis praegu, ma arvan. Jah, ma arvan küll. Sama natuke sarnane nagu Kirk Cousinsiga vaata, kus ta on nagu kinni seal taga vaata. Aga siis üks mängija, kes oli jutumärkides kinni, enam ei ole nii kinni, kuigi samas ta läks minu meelest halvemasse situatsiooni nagu, sest George Pickens siis treiditi ära Steelersist Cowboysi ja lihtsalt huvitav on see, et see treid juhtus peale drafti, aga Jerry Jones viitas sellele treidile juba, kui me eksi, enne drafti. Aga ma ütlen nagu halvimasse situatsiooni selles mõttes, et nüüd sul on nagu puhas number 1 ees CD Lambina. DK oleks olnud nagu minu meelest suht competition, kumma tegelikult number 1, aga sul on Dak Prescott quarterback vähemalt, see on suur eelis kui Mason Rudolph või Aaron Rodgers. See pigem on see suurem küsimus minu arust ka, et ilmselt nüüd, kui tagantjärele mõelda, kui see DK trade juhtus, siis suht tegelikult oli aru saada, et Pickens ilmselt läheb, mängustiili poolest on nad ikkagi väga sarnased, aga Pickens jah, kuidagi mulle meeldib nagu, ma räägin Tallasega on alati see, et nad kuidagi kevadel ja suvel vaata tõmbavad siis päris head lükked vaata, et Steven Jones vist rääkis ka, et nad ei näe Pickensit number 2, vaid 1A, 1B, blablabla, aga et Pickensi mure ju, ja Pittsburghist on seda ju nii palju välja tulnud, et ta on paras peavalu, aga tema probleemid jäävad väljakule, vaata vähemalt, seal ei ole nagu seda, et ta on mingi politseiga pahuksis ja kõik see asi, et võib-olla kaadri muudatus ja siis Pickens nüüd kuskil Instagramis paneb, et Pittsburgh on jube odav frantsiis, mingi beef on seal mängija ja tiimi vahel, et ilmselt nagu värske algus, aga mulle nagu Pickensi, ma ei tea, kui vaadata kas või mingi nagu fantasy mõttes või umbes nii, siis tegelikult jah, Pickens, Dak Prescott annab neid võimalusi tallest. Prescott on üks neist quarterbackidest, kes viskab neid feide, kui tal mingit muud varianti ei ole ja siukseid asju, et see Pickensi roll tuleb päris huvitav. Ja kui me räägime nüüd quarterbackidest, siis pärast me vaatame, kus me paneme Dak Prescotti, mis tieri on ju quarterbacks, aga nagu tema on ikkagi üks top
top half'i quarterback ikka, kui mitte isegi top 10 nagu, aga sellest saame natuke pärast rääkida. Ja Pickensiga veel nii palju ka, et pärast, selge oli see, et nad tegelikult ilmselt läksid drafti ja nad tahtsid Ted McMillanit tegelikult, et nüüd kui vaadata ja siis nüüd tuli välja, et nad küsisid Baltimore'ilt Rashad Batemani kohta ja Pickett, nad ilmselgelt nagu jahtisid seda wide receiver 2 see aasta, et ilmselt siis Matthew Golden ei olnud piisav nende jaoks selles mõttes. Täpselt ja 3. raundi piki vastu, mis nad andsid ära DK eest, oli ka 3. või? Teine oli DK jah, ja Gino oli 3. on ju. Jep, just. Jep. Ehk siis nad said tagasi natukene oma järgmise aasta drafti pikke. Aga ma imestaks, kui seal on mingi klausel sees ka, kui ta teeb mingi pro bowli või mis iganes, siis läheb kõrgemaks, aga samas who knows. Ja Cowboysi poolt seda ka, et see on küll nagu väga siuke pikaajaline aeg, aga selles mõttes, kui Pickens mängib hea hooaja ja läheb mingi raha eest minema või mis iganes, siis tegelikult sa saad kompikid vastu, et see selles mõttes nagu mulle nagu Cowboysi poolt meeldib see gamble, et kui Pickens on see vend, kes ta võib olla ja kellel tal potentsiaali on, siis jumala eest vast olla. Ehk siis vaata reegel on see, me oleme maininud neist küll, aga komp-pikk on see, kui sa kaotad mängija, mis iganes positsioonil, kaotad mängija nagu vabaagendi turul, mitte treidina, ta läheb siis teise meeskonda ja sai asendada teda sarnase väärtuse lepinguga. See rookie, kes mängib samal tasemel, ei ole sama, sest leping on erinev, vaata. Et siis järgmisel draftil sellest off-seasonist, näiteks siis ütleme, et see aasta oleks juhtunud, siis 2026 draftis oleks sul võimalus siis saada komp-pikk NFL-i poolt, et NFL aitab kaasa lihtsalt, kui meeskonnad, kes ei suuda maksta või ei taha maksta, et saavad siis komp-pikk nagu Patriots oli legendaarne sellega, et nad alati kalkuleerisid selle sisse, et ma ei hakka talle üle maksma, ma saan aasta pärast drafti piki ja odava mängija tagasi vaata. Et see on siuke rabbit hole ja me saame natuke selle pärast rääkida. Seda üldjuhul kasutavad head tiimid, ongi New England, Baltimore, või nagu head franchise'id, hea ülesehitusega, Dallas samamoodi, aga ütleme Bengalsit me vist sinna alla lugeda ei saa praegu. Vist mitte jah, sest kui me räägime ausatades ühest halvimatest, üks meeskond, mis on kes ei kasuta ära oma potentsiaali ja kes teeb lükkeid, mis on nagu väga kukalt kratsima panevad, ehk siis on Cincinnati Bengals ja neil on jälle 2-3 draamat tegelikult off the field selle pärast. Alustame lihtsamatest. NFL-is on see reegel, peale 2011, kui see uus CBA tehti, NFL-i mängijate associationi ja NFL-i enda vahel, ehk siis, mis union on eesti keeles? Ühing, ehk siis NFL-il on oma NFL on eraldi firma ja kõik mängid lähevad mängijate ühingu alla, vaata. Eks nemad siis omavahel kauplevad, et kui suure protsendi nagu mis rahasi saavad mängijad versus mis rahasi saavad meeskonnad, kõik see asi. Siis 2011 aastal muudeti see reegel ära, et rookid, kes tulevad NFL-i, nende leping on fikseeritud. Esimese raundi omad on fikseeritud, täielikult garanteeritud, aga ainuke erinevus on see, et kui palju sa signing bonus saad, mis on siis see, et kui sa pead allkirja alla, palju sa saad raha, vaata kohe kätte versus millal sa selle raha kätte saad, vaata septembris, märtsis on ja see on ainuke asi, millega saavad meeskonnad muuta praegu. Ja minule kui lihtlabasele inimesele mõtled nagu NFL on neil raha nii palju nagu, miks sa üldse muretsed selle pärast nagu? Ma mõtlen, et mis vahet, sest me ei räägi nagu sellest ka, et see on, kui sa annad CD Lambile lepingu, siis sa pead talle $80 miljonit täna maksma. Vaid rookidega on see, et see erinevus on 2 või 3 miljonit üldjuhul või midagi sellist ja kui sa oled NFL-i frantsiis, siis mida me teeme siin? Ongi, aga Bengals teeb siis praegu kõlakate järgi, ma ei tea, kas see info on 100% õige, aga nad põhimõtteliselt ei taha maksta oma esimese teise raundi pikile kohe seda signing bonust nii suurt, kui tavaliselt standardselt mängijad saavad selle positsiooni pikina. Et põhimõtteliselt need 2 mängijad, siis Jamar Stewart ja Demarius Knight oli see linebacker on ju? Vist oli jah. Vist oli. Nad tahavad saada siis seda signing bonus, mis kõik teised mängijad tema ümber, kes valiti, et saavad selle tavalise numbri ja siis ülejäänud palganumber tuleb siis millal iganes see on ette nähtud on ju. Aga Bengals ei taha maksta nii palju korraga ja siin võib olla see situatsioon reaalselt Bengalsil ei ole seda raha isegi maksta. Nad tahavad ilmselt, nad võib-olla tahavad, ütleme siis piletikassa raha vaata, et neil ei ole praegu seda, et kui hooaeg algab, siis neil on või mingi, season ticketid on müüdud või midagi sellist, siis neil tekib seda raha juurde vaata, sest Mike Brown või Browni perekond on süük. Ja sest, et Bengalsi omanikud on ühed vähesed omanikud, kelle põhitöö ongi Ameerika jalgpall. Neil ei ole mitte mingit nagu kõrvalfirmat või midagi sellist, vaata, kus see raha sisse tuleb, et nende põhimõtteliselt ainuke tuluallikas ongi meeskond ise, on ju. Ja need rahad ei liigu kogu aeg, ei tule tiksu sulle regulaarselt peale, vaata, need tulevad, ma ei tea isegi, mis schedule järgi need tulevad, aga NFL maksab need välja ka erineval ajaperioodil. Ja aga üks asi on see, et NFL-is on siuke fond,
kui sa tahad ehitada midagi, investeerida oma meeskonda, siis sa saad võtta intressivaba laenu teistelt omanikelt. Et nagu põhimõtteliselt tasuta raha, sest sa saad selle tagasi maksta oma kasumist näiteks kohe, on ju. Et lihtsalt see on nagu Bengals on ajalooliselt olnud odav, cheap organisatsioon ja lihtsalt see, mida nad teevad praegu olukorras, kus sul on need numbrid ette antud oma drafti pikkidele, mis kõik maksavad. Mitte ühelgi teisel meeskonnal üldjuhul ei ole probleemi sellega. Ja siis mingi Bengals siis oma mõlema esimese pikiga hakkama. Joe Burrow päästab seda frantsiisi praegu, sest noh, ütleme nii, et kui seal ei oleks selliseid staare nagu neil on, siis me räägiks Bengalsist hoopis teistmoodi. Täpselt ja noh, üks staar, kes tahab ka pöördpääselt raha saada on Trey Hendrickson ja nüüd ta tuli jälle avalikult meediast, ütles välja, et nagu meil pole mitte mingit conversation'it olnud Bengalsi vahel, et ta saab 2 korda vähem palka, kui saab Myles Garrett ja viimase 2 aastaga Trey Hendrickson on olnud NFL sack leader. Et nagu, ja ta on otse välja öelnud, ta ei taha saada Myles Garretti raha, ta tahab midagi saada, mis on nagu väärtustab teda rohkem kui see 20 milli aastas, mis on nagu väga-väga väike number, on ju. Ja nüüd ta ütles välja, et ta ei mängi selle lepingu all see aasta, et ja nüüd ta käest küsiti ka, et kas sa nagu tahad olla Bengals seal ja Bengalsi eest üldse mängida, siis Trey Hendrickson ütles välja ka, et nagu see on juba personal, et see ei ole enam business, vaata. Ja ta varasemalt ütles ka nii, et ma tahan igal juhul Bengalsit aidata, kas neid Superbowlini viia või trade pickide või noh, et ma toon neile trade picke sisse, et noh, et see Hendricksoni olukord, noh, ma ei tea, võib-olla vaata nagu tõesti, aga noh, Trey Hendrickson on täpselt siuke mängija, et me räägime sellest võib-olla nagu liiga vähe umbes, et noh, et tegelikult tundub, et Trey Hendrickson on nagu justkui saadaval, aga Bengals ei lase temast loomulikult lahti, sest Bengals, ma ei mäleta, kes see oli mingi omanik või keegi nagu juhatusest, kes ütles umbes, et see on Trey otsustada, millal ta selle lepinguga lepib või meie pakkumisega lepib või umbes siuke asi, mis on täiesti pöörane asi, mida öelda tegelikult. Jah, sest nagu ise ja väidetavalt on mingid kõlakad, et nad tahavad teha lühemat lepingut kui pikaajaliselt. Ma arvan, see peamine jama ongi Trail see, sest ta on 30-aastane pass rusher, et ma arvan, et tema tahab 5-aastast lepingut selle asemel, et Bengals tahab jälle talle 2 aastat. Ma arvan, et ta tahab midagi, mida Chris Jones sai. Vaata, see oli ka 30-sena sai 5-aastase lepingu, vaata. Aga Chris Jonesil oli veits parem situatsioon ja Chiefs tundub natuke parem selle koha pealt tulema. Välja arvad, okei, Chiefsil on ka oma mured, nad paganama nende facility'd on ühed halvimad ja värgid vaata NFL-is tegelikult. Et noh, igal meeskonnal on probleemid, aga see üks meeskond, Bengals on ajalooliselt olnud. Carson Palmerit mäletate, võib-olla nooremad kuulajad ei mäleta, aga Carson Palmer reaalselt ütles Mike Brownile, Bengals omanikule, et kuule, ma retiring, ma ei mängi su eest enam, vaata. Ja ma arvan, et Joe Burrow ei lõpeta oma karjääri Bengalsist. Mingi aeg viskab talga kopa ette. Jah, kui sa pead kogu aeg mässama sellega, et noh, võitmine katab kõik nagu asjad ära muidugi, aga jah, see kuidas ta nagu, see kuidas Bengals ja eriti just staare ka vaata, et ja noh, selles mõttes, et see ei erine nii palju sellest, mis Tallases toimub, lihtsalt Cowboysi profiil on nii palju kõrgem. Täpselt. Ma arvan nagu, anna talle fully garanteeritud 1-aastane leping, kui sa tõesti ei taha teda ära anda Trey Hendricksoni see aasta, aga lihtsalt anna talle mingid incentiviki sinna sisse vaata. Ma arvan, nagu ole mingil määral nagu austaga, et nagu meil ei ole raha sulle maksta 5 aastaks, aga me tahame veel proovida see aasta või järgmine aasta suga minna. Me anname sulle selle raha, me anname sulle need incentivid on ja, et kui sa mängid hästi, jälle sa saad rohkem raha teenida, potentsiaalselt treenid sama palju kui Myles Garrett see aasta on ja. Või siis, kui su otsus on, et me maksame nii Chase'ile ja Higginsile, siis Trey enne drafti ära ja sa saad selle aasta draftist, sest ütleme, kui nad nüüd peaksid treidima Trey Hendricksoni ära, nad saavad piki järgmise aasta draftiks, see ei aita neid see aasta mitte midagi ja neil on praegu roster, kellega nad tahavad võita, et see on jube kehvasti mängitud Cincinnati poolt lihtsalt. Jah, mis me siis teeme? Cincinnati on Bengals ja eks me näe, mis nad teevad siin on sellel ja, aga Joe Burrow, et see teeb asja huvitavaks, et Bengalsi fännid nagu mitte miski, nii kui sul on Joe Burrow on hästi, et kuskile comparison ka, et hakatakse paralleele tooma Joe Burrow ja Drew Breesi vahel ka praegu, et nagu natuke loogiline. Siis, mis meil veel on? Tahad sa rääkida oma kikeri situatsioonist korra Ravensist? Tyler Loobist või? Rookie? Jah, Tucker lasti lõpuks lahti. Mul oligi sellega nagu, mul on sellega ainult üks asi, et Ravens sai hästi palju kriitikat, et nad lasid vaata mingi statement'i välja, kus nad ütlesid, et see on football decision, et nad ei maininud kordagi mingit muud asja, mis seal taga võib olla, nagu me kõik teame, 16 naist süüdistavad Justin Tuckerit seksuaalse ahistamises. Aga
Ravens sai ilgelt palju sisse selle eest, et see on football decision, aga millest see tuleneb, on see, kui te mäletate, kui Earl Thomas vaata sõlmis Ravensiga pika lepingu ja pärast aastat nad lasid lahti, Earl Thomas andis tiimikaaslasele peksa trennis ja kõik olid tema vastu. Siis Thomas kaebas Ravensi kohtusse ja sai mingi 3 miljonit sealt tagasi. Seal oli mingi kinnihoitud raha, mida Ravens saatis omale, Thomas tahtis endale. Kuna see oli football decision, siis Tuckeril ei ole mingit legaalset pinda kohtusse kaevat, et noh, pigem see tuleb sealt, aga no ma saan aru, see näeb optiliselt väga kole välja. Ja okei, see on päris loogiline, ma ei tea, kus juures seda Thoomase kohtukeissi ma ei tea. See oli mingi 2-aastane kohtuprotsess, see vahepeal lihtsalt Ravensil kuskil mingi treedidest käis läbi, siis ja see toimub. Aga siis positiivselt küljelt te andsite vähemalt oma jooksjale pikaajalise lepingu, jah? Tegid temast siis kõige rikkama 30+ running backi, jah? Et jah, 3-aastane leping siis kokku tal, et 2 aastat extensionit. Lamar Jackson ja Derrick Henry, me just rääkisime täna päeval sinuga ka, et see aasta veel ei lähe, aga järgmine aasta ma plaanin Baltimore'i lõpuks ühe kodumängu ära näha, et seda punti peab nägema enne kui Henry ära kukub, aga ma korra kaevasin ta statsidesse ka, ta on praegu nagu siis karjääri jooksujardide puhul 19, 11,423 jardi. Ta läheb ühe mänguga Steven Jacksonist mööda, see on mingi 15 jardi. Ja kui ta teeb 1500 jardise hooajast, ta kerkib 10. all time, et noh, ma arvan, et Henry on üsna kindel Hall of Famer, aga noh, nüüd on lihtsalt vaja kindlustada see oma karjäär, et noh, Super Bowl oleks ideaalne, aga kui ta 15 000 jookseb, siis ei ole kahtlustki. Kui ta lõpetab kuidagi, ta on väga hästi vastu pidanud tegelikult, kui ta suudab teha siukse Frank Gore'i taolise pikema karjääri, ta lõpetab top 5 jardides ja kui ta suudab selle Super Bowli ka välja võtta, ta on first ballot Hall of Famer ja läheb nagu tegelikult top 10 jooksja NFL ajaloos. Ja Ravensi poolt nagu see ka, et okei, Henry'ga ongi see, et kui ta vastu peab, eks seni on pidanud, aga et isegi kui ta peab sammu maha võtma, siis goal line back'ina ta on ikka ju nagu meeletult hea, et lihtsalt siis sul on midagi dünaamilisemat juurde vaja, et Ravensi poolt no-brainer, Derrick Henry poolt samamoodi, et lahe, kui head mängijad tasustatakse. Täpselt, siis üks hea mängija veel, kes nagu igatepidi küüdkai NFL-is nagu üks NFL-i nägusi tegelikult on George Kittle, sai siis uue lepingu pikenduse ka peale seda, kui Trey McBride, Arizona Cardinalsi noor tight end sai lepingu pikenduse ja nüüd ongi George Kittle'i siis läbi aegade NFL-i kõige rikkam tight end, kes on täpselt 100 000 üle siis Kyle McBride'ist. Mis ta ees nimi on nüüd? Trey McBride'i, sest ehk siis see on see tavaline asi, et nagu sa vaatad, kes kõige kallim minu positsioonil on, ma tahan natuke rohkem saada ja sa saad midagi sellist. Lamar Jacksoni negotiating taktika, et Jalen Hurts sai lepingu ära, näed, see leping pane juurde veidi. Jah, täpselt, et ja aga igatepidi San Francisco poolt õige asi, et nad siin tegid vahepeal lükkeid, vaata, on päris palju neid vanu veterane ära saatnud, aga Kittle on üks, kes on alles sellest, Juice Jack tuli ka tagasi nende fullback, et nagu see duo on ka olemas, et see on nagu ja see on nii naljaks, et mõne tiimiga on nagu quarterback on selgelt tiimi nägu, ma ei tea, Jamar Chase, Justin Jefferson, mis iganes, aga Ninersi nagu tiimi näod, ründe näod on 2 valget sükast tight endi hübriidi põhimõtteliselt vaat, et George Kittle ja Kyle Juszczyk ja nad nagu näitavadki, mis asi on Kyle Shanahani rünnak vaata. Täpselt ja Christian McCaffrey. Jah, McCaffrey samamoodi ja nüüd Birdi ka, et see Kittle ja Juszczyk just eriti kuidagi need kombo nagu, nad lähevad nagu Kyle Shanahaniga nii hästi kokku, et selliseid tüüpe nagu ei tohi lahti lasta. Täpselt. Siis Patriotsi poolest ka oli vinge uudis tuli välja, et Patriots paneb siis Julian Edelmani oma Hall of Fame'i. Julian Edelman nagu NFL-i enda Pro Football Hall of Fame'i suure tõenäosusega ei jõua, sest lihtsalt accolade ei ole nii palju vaata. Aga igatepidi ta on üks, kui mitte tegelikult, ta on tegelikult kõige parem Patriots receiver läbi aegada, sest neil ei ole sellist pikka ajalist. Randy Moss oli seal 3 aastat ainult ju vaata. Jah, Welkerist ma ütleks Edelman on parem. Ma oleks ise samasse kohta jõudnud, kus sina praegu just. Ta oli selle Brady ajastu ilmselt kõige dünaamilisem tüüp neil. Täpselt, et Gronk on parim pass catcher, aga receiverina on Julian Edelman väga hea karjääri teinud ja müts maha selle eest, et ta ei läinud kaasa Brady'ga. Ta tegi vaata, mida tegi Reggie Wayne. Reggie Wayne vaata oli võimalus minna Denverisse Peyton Manninguga, aga ta mõtles, et ma tahan ikkagi olla siin, lõpetada Coltsis oma karjääri ja oli siis Andrew Lucky security target vaata. Ja Edelman on nagu ideaalne selline Bostoni legend vaata, et see, et ta ei läinud kaasa nagu Brady või see nagu Gronk läks Tampasse, et Gronkiga on nagu see, et ta läks Brady kaasa, tegi õige otsus muidugi, aga Edelman mängis terve oma karjääri New Englandis 12 aastat, võitis 3 Super Bowli ja nüüd teeb podcast'e ja kõik armastavad teda, et ja hea viis, kuidas karjäär lõpetada. Täpselt. Siis meil on ma hüppel läbi paar vigastust on ka tulnud siia vahele. Nagu Jeremiah Owusu-Koramoah, kes on siis noor, päris talendikas, Brownsi linebacker oli
siiamaani on, aga nüüd tal on praegu see kaelavigastus, mis ta eelmine aasta sai, nüüd on praegu tuli välja, et ta on see aasta ka väljas, et siin on päris suur oht, et ta karjäär on üldse läbi, et see on tegelikult Brownsi jaoks päris suur hoop. Siis meil on veel rääkides noortest mängijatest, kellel oli potentsiaali, sul on Jonathan Brooks, kes tuli eelmine aasta Panthersisse, kui see tuli põlvevigastuse pealt ülikoolist ja siis ta mängis vist 1 või 2 mängu ja siis läks uuesti põlv. Kas isegi mitte see sama põlv ei läinud? Tal on vist järsku mõlemad põlved juba varem läinud, et ühesõnaga tal on need ACL-id mõlemad on minu arust lõhki olnud. Jah, et see on väga kurb, et see on ka samamoodi, et kas sa sealt sellest enam tagasi tuled, on väga raske ette näha ja siis muidugi teie safety ka veel, kes teete Adarius Washington, kes on väga lühike, kuradima ja safety, aga ta läks Ahilka nüüd. 5-8 strong safety jah, et see ongi naljakalt, ütleme Adarius Washington võib-olla päästis Ravensi hooaja eelmine aasta tegelikult, et keegi ei oodanud, et ta mängib suurt rolli ja kui nad tegid neid suuri muudatusi seal kaitses, siis Washington tuli, mängis Kyle Hamiltoniga safety't, et see Malakai Starksi draft pick näeb aina parem välja selles mõttes, et mul on Ardariusist muidugi ülikahju, ta on undrafted, võitles oma lepingu eest, väärib seda lepingut, aga nüüd ta ei ole seda suurt palka saanud ja nüüd tal on Thornton Hill just täpselt enne seda, kui ta selle suure lepingu peaks saama. Täpselt, et see on väga raske tagasi tulla see aasta sellest, aga on tehtud, Soli Michel tegi training camp'is selle sama näiteks. Et eks me näe, loodame, et läheb hästi. Aga siis Brownsi korra mainisime, me peame lihtsalt ära mainima sellega, et mis seal Browns on selle off-seasoni Hard Knocks ilma Hard Knocksita. Et kui sinna topiks Hard Knocksi ka siis oleks väga hea, aga sulle Dylan Gabriel, rookie quarterback, Shedeur Sanders, rookie quarterback, vana Joe Flacco ja Kenny Pickett ka veel seal oma väikeste käte ja kinnastega. Et nad saavad liiga palju kajastust hetkel, minu meelest nad juba toovad välja nagu rookie minicampi winnerid, kumb oli parem Dylan Gabriel või Shedeur Sanders. Sul ei ole isegi varustus seljas nagu täiesti bullshit. Nagu. Ja oleme ausad, Shedeuri enda isiklik YouTube'i konto ei aita muidugi. Jah, et ma saan aru, miks NFL-i meeskonnad ei tahtnud Shedeur Sandersi backup quarterbackiks. Kusjuures ma hakkasin mõtlema, et sa jätsid ühe quarterbacki mainimata, mul ei tulnud meelde, kes on Deshaun Watson. Jah, Deshaun Watson on ka seal veel. Ma mõtlesin, oota, keegi on veel, kas see on Dorian Thompson, Robinson, läbi aegade suurim leping. Ja nad peaksid tegema quarterbacki sarja ainult Brownsi peale see aasta. Ja kusjuures sa näeksid erinevaid inimesi ka, vaata Joe Flacco läheb poolitsema oma mingi 6 lapse eest, on pereisa, Shedeur näitab oma kellasid ja värk. Dylan Gabriel on Hawaii kutt, vaata, me kõik teame, kuidas nad on üles kasvatatud üldstandardselt, vaata. Ja siis Kenny Pickett on seal, mis iganes ta teeb. Jah, et kuule, kas sa seda pilti nägid, Cleveland jagas mingit pilti Flaccost ja Pickettist, pani lihtsalt mingi, et töö käib, vaata midagi sellist. Ja siis kohe zoomiti käte peale sisse ja siis Joe Flacco hoiab Ameerika jalgpalli nagu niimoodi, nagu quarterback peab hoidma, et tead, näpud puudutavad umbes, kui seda palju hoiad. Siis Kenny Pickettil on need kindlad käes, ta on sama suured käed kui mul umbes, Kui mitte väiksemad. Kui mitte väiksemad, jah, et see on täitsa pöörane, Et söge, et üldse NFL-i jõudnud on need asjad. Aga lihtsalt see on üks topic, millest me saame päris palju rääkida ja huvitav asi, teeb suve lahedamaks, eriti kui camp tuleb, on. Siis üks quarterbacki uudis ka, et Matthew Staffordi siis lepingu numbrid tulid ka välja, et ta sai siis põhimõtteliselt mitte päris duubeldatud, sai 27 miljoni enne, nüüd ta saab 44 miljoni, mis on siis 17 milli sai siis selleks aastaks raha juurde, aga nüüd tagasi vaadates ta põhimõtteliselt jättis 15-20 miljonit lauale, kui ta oleks läinud New Yorki Giantsi juurde või siis Raidersi juurde. Et see on siuke huvitav number, aga Staffordi poolest jumala õige otsus, miks sa sinna läheksid, on ju? Mulle nagu nii meeldis see idee, et kui Giants Cam Ward ei saa, saavad Staffordi, aga jah, selles mõttes nüüd asjad paika loksunud midagi. Ja, siis Jadeveon Clowney lasti üllatuslikult lahti Panthersi poolt siin vahepeal. Dave Gabe'is lasti receiver, siis lasti Jaguarsi poolt lahti ja Deontay Johnson sai nüüd Brownsi. Browns lihtsalt jätkake samast viisi, palun, näljakas. Aga Clowneys lasti lahti, siis Panthersist kõlakad on see, et läheb Ravensisse tagasi, on ju? No parem oleks. Aga seal on tegelikult see Seattle'i connection ka, Mike McDonald. Et see, ja Clowney kuskil Twitteris just tuli küsimus arutelu, et mitte 100 meest versus gorilla, aga et kas see Davion Clowney on bust ja siis tekitab nagu arutelu küll, aga Clowney oma praeguse mängustiili juures aitab igat tiimina.
Täpselt. Ja ma arvan, et ta ei kiirusta, ma arvan, et ta võtab rahulikult siin. Ta on ju varem seda välja öelnud isegi, et umbes, et ju, et ma ei viitsinud või ma ei viitsinud kevadel kuskil laagrisse. Ehk siis see oli üllatuslik eelmine aasta, et ta saini see mitmeaastase lepingu vaata ja nüüd sellest sai ikkagi lõpuks üheaastane leping, et tuleb see aasta uus üheaastane leping. Ja tundub, see on nii naljaks, et tundub, et Chase Young läheb täpselt sama teed, kuigi Young sai ju Saintsilt vist raha nüüd, aga üheaastane leping 10 milli ja mingid säki incentive'id peale. Jab, siis Gabe Davis on huvitav arvata, suure tõenäosusega läheb Giantsisse, sest tal on Brian Daboll'i connection ja meil on vaja receiver depth'i ka. Et nagu see on minu meelest oleks päris hea deal, kui me saaksime ta normaalse raha eest, et suure tõenäosusega ta ei saa väga palju praegu enam turul raha niikuinii. Et see oleks päris lahe fit ka minu meelest. Ja saime vist kõik läbi käidud. Just, ja kui Gabe Davisega lisada veel nii palju, ma ei mäleta, mis see garanteeritud raha oli, aga ta sai Jacksonville'ilt ju mingi 45 miljonilise lepingu. Järsku sai mingi 27 miljonit põhimõtteliselt nagu kätte või 24 või midagi sellist ja mängis pool hooaega ja sai vigastada. Hästi tehtud. Nüüd on põhimõtteliselt, kui sa selle rahaga teed õiged lükket, sul on karjääri lõpuni olemas. Et nüüd lihtsalt mine käi selle 5-aastase lepingutega, mine have fun natuke NFL-is. Ja nüüd mine jahi paar sõrmust ja nüüd saad nagu kõike teha. Et see on selline mingi Juju Smith-Schusteri karjääri käik vaata, et nüüd mine kuskile Chiefsi või Billsi või kuhu, Billsist ta tuli. Siis üks asi veel, millest peab natuke rääkima, on siis see 50-year option. 5. aasta siis NFL-is on niisugune reegel, et kui sa oled esimese raundi drafti pick, siis sa sõlmid lepingu 4 aastaks ja 5. aastaks on meeskonnal võimalus sind jätta. Põhimõtteliselt su meeskonnal on võimalus otsust nagu sind hoida 1 aasta veel kinni peale seda, ehk siis 5-aastaseks lepinguks teha sellest, kui ta tahab. Ja nüüd see reegel on see, et peale 3. hooaega see meeskond peab otsustama, kas nad annavad talle selle 50-year optioni või ei anna. Ja siis see aasta lihtsalt see list on nagu top 10 arvatavasti suure tõenäoliselt kõik saavad selle 5. aasta optioni, sest see on meeskonnale see odavam teha, kui on hea mängija vaata. Aga siin on paar huvitavat nime, mis peaks läbi käima, et kes ei saanud ja kes said selle vaata. Et alustab nüüd Giantsist, kuna Giantsil oli siis 2022 draftis oli Kayvon Thibodeau ja Evan Neal top 10 2 pikki. Thibodeau'le anti see 5. aasta option, mis on huvitav, sest et nüüd Abdul Carter, Brian Burns ja Kayvon Thibodeau on järgmiseks 8 aastaks lukus ja sul on kaks defensive endi positsiooni, sul on 3 mängijat tehniliselt. Et see on huvitav vaadata, kuidas nad selle navigeerivad ja Evan Neal on olnud väga suur disappointment, et see on loogiline, et talle ei antud seda 5. aasta lepingut, sest et see lepingu number on ka päris suur, pluss see on fully garanteeritud vaata. Ja sellega on väike nagu lisa seega, et kui see mängija on hea, siis ütleme tiim peab pärast 3. aastat ära otsustama, et tihtipeale nad selle lepinguga 5. aastast enam jõuavad Derek Stingley, vaata tehti see option, otsustati ära, kohe anti lepingu pikendus, et kui ta on hea mängija, siis sa annad kohe talle pikema lepingu. Ja siis näiteks Ravens tegi huvitavad, kuna teil oli ka 2 esimese raundi pikki, Kyle Hamilton star safety'le anti see 5. aasta option, aga center Tyler Lindenbaumile ei antud seda, aga De Costa ütles välja juba, et ta tahavad, et talle lepingu pikendus anda. Ja selle 50-year optioniga on sama pull, mis franchise tagiga, et vaata see average võetakse siis terve ründeliini peale, mitte tsentrite peale, mis tähendab, et Lindenbaum saaks mingi 5 miljonit rohkem kui teised tsentrid, et ma arvan, et nad saavad selle tehtud, aga Kyle Hamilton saab mingi 100 miljonit. Ja, Kyle Hamilton ükskord saab väga suure numbri. Kyle Hamiltonile pandi see selle pärast peale, nad juba teavad, et nad peaksid talle liiga palju raha maksma, et ootame veel natuke aega. Ja lükkame nii kaugele, kui saame, et teeme selle Linderbaumi ära ja siis vaatame edasi, et teeme Lamarile extensioni, lükkame raha edasi ja siis paneme Hamiltoni. Täpselt. Ja sealt veel paar nime, kes nagu Trevor Penning Saintsist ei saanud seda, mis näitab ära, et nad draftisid endale ka ju tackli jälle Saintsi, et nagu tema aastad on ka loetud Saintsi eest tundub aina. Siis, kes meil on Backers tegi huvitavalt oma linebackerile Quay Walkerile ei antud 5. aasta lepingut, aga Monte Wyattile defensive tackle'ile anti, mis on jällegi huvitav, sest et minu meelest on mõlemad natuke pastid olnud NFL-is. Ja seal vist natuke sõltub see, Devin Lloyd, Jacksonville'i linebacker ka ei saanud, et linebackeri raha lihtsalt on suur, kui sa võtad selle nagu positsiooni kaudu ja Wyatt on lihtsalt võib-olla ilmselt odavam hoida aastaks, kui see, et sa pead asendama või talle maksma hakkama. Täpselt, et see on natuke salary cap mängib ka rolli, nagu juba ütlesime, et see 5. aasta option on fully garanteeritud, eks sa ei saa seda raha liigutada, aga see on selleks aastaks paigas vaata selle meeskonna juurde. Siis ja Dax Hill viimase pikina, kusjuures see on ka naljaks, et Dax Hillile anti, sest Dax Hill on vaata see legendaarne näide, et Bengals keeras perse oma safety destinatsiooniga vaata. Ja Jesse Bates lasti minema.
ja Jesse Bates lasti ära, Von Bell lasti ka ära ja siis Dax Hill toodi sisse, vaata, aga Von Bell toodi hiljem ka tagasi. Aga lihtsalt see tundub, et nagu Bengals ei taha alla anda, ta veel toimib, vaata, siuke lükke. Sest jah, siin lihtsalt, üks asi, mida mulle alati nende 50-year optionid vähemalt idee poolest meeldib, on see, et see Evan Neal, see Trevor Penning, see Cole Strange, et need on tegelikult sellised potentsiaalsed kaardid. Vaata, Penning on hästi agressiivne, mis mängib talle vastu muidugi, ta on penaltitega hästi hädas ja ta ei ole nii hea mängija. Aga tead, võib-olla me saame odavalt, Zion Johnson samamoodi ju tuli väga kõrge profiiliga kaard, et võib-olla saad odavalt ta sisse, teed siukse Mekhi Bectoni olukorra ja saad aasta või 2 aastat välja veel. Täpselt, et siin on potentsiaal on ikkagi, nagu sa ei pea neid mängid täitsa maha ka kandma, et kui mängib hästi oma viimase aasta, saad lihtsalt talle uue lepingu anda ja uus leping on kokkuvõttes võib-olla suurem, aga 9 aastaks on sul sellega lihtsam navigeerida. Et kui see 50-year option on ju. Siis lähme siis selle suure asja juurde, mis eile välja tuli, ehk siis eile tuli ametlikult välja NFL-i kalender selleks sügiseks, nüüd me teame kõik mänge, mis kellaajal, kus kohas, mis järjestuses need on ja ma arvan, me peame alustama nendest rahvusvahelistest mängudest, on ju. Jah, see tabab meid kõige lähemale. Jah, et meil on siis üks mäng Brasiilias, üks mängi Iirimaal, 3 mängu Londonis, üks Berliinis ja üks Madridis, ehk siis meil on 6 mängu Euroopas, mis on ju minu meelest kõige suurem number. Jah, peaks olema küll. Sest et Londonis oli 3 ja Saksamaal oli 2, vaata esimene aasta. Et ühe võrra suurem vist peaks olema nüüd see number. Ja Brasiilia mäng pandi eriti kõva sinna, see on ju esimene nädal ka, on ju? Jah, see on teine mäng üldse NFL-i hooajal. Teine mäng, see on see reedene mäng, vaata, mis eelmine aasta mäletat oli Packers ja Eagles. Jah. Ja seal on siis Chiefs ja Chargers lähevad oma vahel kokku. Saadki üks siuke Euroopasse. Jah, aga mis on nagu räägit üllatav, et nad panevad divisioni mängu, divisioni sisese mängu panevad rahvusvaheliseks mänguks. See on väga huvitav. See juba näitab selle ära, et neid enam ei huvita see, et nad lihtsalt panevad selle, mis on head mängud sinna turule ja värki. Ja, sest mul oligi see, et ma kirjutasin see aasta ka ERR spordiportaali ühe väikse nupukese sellest, aga kui ma tegin selle sama nupu, mis iganes see oli, kui Tampa ja Seattle mängisid siis Saksamaal, kui nad tõid Tom Brady, valitseva meistri tõid Saksamaale, siis ma mäletan, et siis nagu ma mõtlesin, et selgelt nüüd NFL tahab nagu kuidagi, et nad saadavad Euroopasse nagu paremaid mänge. Aga nüüd, kui vaatad seda Euroopa list, siis tegelikult nad ei ole ikkagi nagu nii kõrge profiiliga. Vikings Steelers Dublinis ja siis nädal hiljem Vikings Browns Londonis, Broncos Jets Londonis, Rams Jaguars on nagu lahe, aga nad ei ole, nad ei ole nii head tiimid ja siis on Falcons Colts Berliinis ja Commanders Dolphins on Madridis. Et paistab nii, et kui NFL läheb uude riiki, siis nad panevad sinna hea mängu. Madrid ja Dublin, aga ülejäänud seal Londonis tiksuvad ikka need Jaguarsid ja ma ei tea, Jetsid ja Vikingsid. Aga huvitav on see, et see aasta Vikings, kes on 2 nädalat järjest Euroopas, mitte Jaguars. Et kas nad tahavad nagu Vikings, või äkki Vikings küsis seda ka kusjuures, nagu see on reaalne option, et meeskonnad tegelikult tahavad jääda pikemaks, sest et see on see turg, mida sa nagu see Euroopas huvi Ameerika jalgpalli vastu kasvab nagu väga-väga kiiresti. Tänu kõikidele asjadele, mis siin toimub, nagu ILF-is kõik need kohalikud liigad on ju. Ja kui keegi on nendele Euroopa mängudel käinud, siis ma arvan, et ma lihtsalt üks päev hakkasin mõtlema, et Vikingsi särke on võib-olla kõige rohkem. Ta tegelikult on Vikings ja isegi Patriotsi mingil määral, aga Vikingsil on, need tüübid on oma viikingi kiivrite kohal, et sõna Viking lihtsalt kõnetab eurooplasi vaata kuidagi. Ja, see on hea point küll kusjuures, et see on huvitav, et Vikings on see aasta 2 korda on ja Saksamaa mäng, suht ausalt, oleneb, kas see Coltsi quarterback selleks ajaks on. Ja Falconsit võiks vaadata, aga seda Coltsi olukorda võib-olla mitte. Aga Madridi oma vist teed kõige suurema kaliibriga. Ja ma ütleks, et Rams ja Jags ka tegelikult, et Jags on, kes nad on, aga kui Travis Hunterit sisse arvestada, siis tegelikult on, mida vaadata. Tegelikult küll, jah. Aga siis meil oli see mõte, et kas me peame nüüd siis ümber muutma selle oma plaani, et me pigem sihime Madridi mängule või kui Saksamaa mängule või? Sõltub vist piletitest jah, aga jah, me siin hooaja lõpupoole vist mainisime seda rohkem, aga et andke märku, kui tahate liituda grupiga, meie reisikorraldaja Pavel juba mässab, või möllab, et andke märku jah, et praegune plaan vist on siis Madridi mäng, aga ausalt öeldes mina olen avatud kõigile, et see Madridi mängupiletite tunglus tuleb rets lihtsalt, et kas me saame need piletid kätte, kas me saame neid järelturult 2 või 3 korda kallimalt versus siis see, et lähme lihtsalt Londonisse ja saame piletid, ma ei tea, täitsa tavalisest müügist, just, või Berliini, et kõik on lahtine, aga ütleme, tundub, et enamus vist eelistab ikkagi Madridi, mis oleks lahe.
jah, novembrikuus Madridi minna ei oleks üldse halb mõte. Näiteks minna Barcelonasse ja siis küll, et Bartsas on meil novembris peaks nagu mingi siuke 10 kraadised õhtud olema, mis võiks täitsa tore olla. Võiks, et andke meile teada, et me saame teid lisada ka sinna samamoodi, kui tahate meiega ühineda, et koos on alati lihtsam minna selliste asjadega, on ju. Siis, aga kui me läheme, siis alustame, võtame näiteks week 1 schedule on huvitav, lihtsalt see, kuidas NFL alustab oma esimest nädalat, et esimene mäng on siis Cowboys Eagles, mis on ma ei tea, miks see Cowboys saab alati selle fucking esimese, kui on nagu NFC poole pealt, nagu see Cowboys on ikka nii tihti seal sees. Cowboys on püha lehm jah, aga see ongi nagu, see on Tallase jaoks nii nõme mäng, et sa pead Eaglesiga divisioni mängu kohe esimesena mängima, aga kes muu sa sinna ka nagu paned, et see on Eagles tähistab Superbowli võitu kodus, tead, see on, sa lähed kaotama sinna, samamoodi nagu Ravens läks eelmine aasta Kansas City'sse, vaata, seal küll oli Isaiah Likely varba pikkusega kaotsid, aga jah, see on keeruline mäng ükskõik, mis meeskonnal mängida. Täpselt ja siin on ka huvitav see, et tegelikult esimeseks mänguks sa ei pea ilmtingimata panema 2 head meeskonda, sest see hype on nii üleval, sest me vaatame igal juhul ja sa võid panna Bengals Browns või mis iganes ja me vaatame seda. Jah, ja traditsioon on see, et üks on Superbowli võitja olnud, vaata, et siis igal juhul seal on huvi ja storyline on sitaks, et see on lihtsalt huvitav, nad lükkasid kohe siukse marki mängu, aga NFL teab paremini võib-olla, on ju. See on veel see aeg, kus Tallas pole latist alt läbi jooksnud, et me veel peame Tallast heaks meeskonnaks, et saavad selle 1 nädal ära kasutada, aga selle week 1 juures pidagi seda silmas, et see on ilmselt meie watch party mäng, nii et andke märku, mis mängu vaatame tahame minna. Täpselt, et siin reedel on siis reede Eesti aja järgi laupäeva vara hommikul on siis Chiefs ja Chargersi mäng, mis on nagu väga kõva mäng seal, Brasiilia mäng, millest me juba rääkisime, on ju. Et see on hea mäng ja siis on esimeses aknas on meil siin nagu Steelers Jets, oleks ju huvitav, kui see on Aaron Rodgers versus Justin Fields potentsiaalselt vaata vastamisi, mis on päris huvitav. Ja siin on veel paar mängu, sest Raiders, Patriots on vinge, on ju. Bucks Falcons, Panthers Jaguars. Jah. No Giants Commanders, miks mitte, et see on nagu see ongi week 1 võlu on ju see ka, et me ei tea, mis need tiimid on, et NFL võib panna, Titans Broncos on õhtul hiljem. Et jah, ühesõnaga vaadake seda schedule'i, praegu on küll vara seda korraldada, aga lihtsalt pidage ka seda silmas, et mis mängu te tahate watch party'le tulla vaatama. Täpselt, siis Thanksgiving on ka hea päev, sest see on neljapäev ja neljapäeval esimest mängu saab vaadata Thanksgivingul ja Thanksgivingul oleme siis Packers Lions on see mäng, mis hakkab Eesti järgi 7:30, mis on mõnus neljapäeva õhtusse vaadata ja Chiefs Cowboys on see keskmine mäng ja õhtune mäng on Bengals Ravens, et see on väga kõva slate tegelikult praegu. See on rets ja kuskil just naerdi ka, et ei Thanksgivingul peavad mingid igavad mängud olema, et saaks nagu ilusti magama jääda. Perro ja Lamar kitavad 100 punkti 2 peale seal jälle. Täpselt ja siis jõulud on, NFL on nüüd ametlikult üle võtnud jõulud ka, et see ükskõik kui isegi kui teisipäeval jõulud, kurat nad mängivad teisipäeval ka nüüd, et see aasta läheb hästi. NBA on selle nii fumblein minu arust, sest nagu vanasti, ma ei jälginud NFL-i võib-olla nii palju sel hetkel ka, aga jõulud olid NBA oma. Jõulud siis 25. detsember, ehk siis esimene jõulupüha on ju. Ja see aasta on see neljapäev, mis on ideaalne Thursday Night Football on ju. Ja need 3 mängu on Cowboys Washington, Lions Vikings ja Broncos Chiefs ja jällegi väga kõvad divisioni match-up'id seal novembri lõpus, et need on peaks olema samamoodi väga head mängud. Jah, Cowboys sai siis nii hooaja esimese mängu, Thanksgiving mängu kui jõulumängu, nii et me Tallast näeme see aasta palju, George Pickensit. Nagu ikka jah, Tallas on alati seal primetime'is väga palju. Ja kas Washingtonil vist oli ka hästi palju primetime mänge, mis on loogiline muidugi. Tegelikult küll jah. Ja rääkides siis mõnedest suurematest mängudest, mis see aasta üldse juhtuvad, on näiteks Eagles Chiefs on week 2 lähevad juba vastamisi, ehk siis Superbowli rematch on ja Commanders Eagles mängivad week 16 ja week 18. Nad mängivad 3 nädala jooksul 2 korda oma vahel, kes võivad olla potentsiaalselt NFC number 1 ja number 2 seed on ja. Et NFL võib-olla muudab reeglit, who knows on ja, võib-olla ongi number 1 ja number 2 seed on ja. Ja Chiefs Bills on jälle kalendris iga aasta, see on naljakas, see läbi iga aasta läheb Chiefs Bills läbi, samamoodi Ravens Chiefs on see aasta sees, Ravens mängib Bills ja Chiefsiga, mis on esimese nädala jooksul 2 korda away mängud, Buffalo ja Chiefs võõrsil ja siis week 3 Ravensil on Detroit kodus veel, et see hooaeg algab päris korralikult. See on põhimõtteliselt ju number 1, number 2 meeskond EFC-st ja number 1 meeskond NFC-st. Jah, ma loen kiirelt lihtsalt Ravensil bye week on 7. nädal. At Buffalo, kodus Cleveland, kodus Detroit, at Kansas City, kodus Houston, kodus LA Rams ja siis teine pool hooajast tuleb natukene pehmem.
et ja division ei aita, kas samas Browns on võib-olla ära lagunenud ja meid on Steelers siis ka vaata. Steelers ka, et aga lihtsalt esimese 6 nädalaga, kui sa lähed 4-2, siis sul on väga hea hooaeg, kui sul on 2-4, siis sa hakkad kaevama. Täpselt, ja kui läheb Rodgers lõpuks ikkagi läheb Steelersisse, siis ta mängib see aasta nii Packersiga kui Jetsiga, mis on nagu kohe lahe vaadata, sest Jetsi oma kohe esimene mäng ka, kus nad lähevad at New York ka ju. Jah, at New York, jah. Jah, MetLife Stadium, jälle week 1 kodus Jetsis MetLife Stadiumil ju. et ma ei tea, jah, kurat, tegelikult mida rohkem vaatad, see week 1 schedule läheb nagu aina paremaks, seal tegelikult draamat on. Jah, juba praegu on ju. Ja aga kui me vaatame ka siis NFL-i meeldib numbreid ka kokku panna, et nagu kellel on raske schedule nagu ja kellel ei ole, on ju. Aga see number võetakse eelmise aasta meeskondade rekordite baasil, ehk siis kellel oli siis, mis võidurekord eelmine aasta oli. Ja selle järgi kõige raskem schedule on Giantsil, mis on nagu fucking jabur, üks halvim meeskondi, kolmandas kõige halvem meeskond eelmine aasta ja ta läheb see aasta kõige raskema schedule'iga selle statistika järgi, on ju. Et seal on Giants, Bears, Lions, Eagles, Cowboys, Packers, Vikings on top 5 siis põhimõtteliselt ja top 7 tegelikult ja seal on riigis on ju. Ja Giants on ilmselgelt ainuke meeskond, kes ei ole nagu play-off'i kandidaat seal, et see on nagu huvitav, aga on mis ta on, et mis sa ikka teed, et selles suhtes Giantsil läheb väga, esimesed 6 aega ikka väga rets, sul on Commanders, Cowboys, Chiefs ja Chargers. See Giantsi schedule on nagu rets, see nagu, et see võib isegi Kansas City Chiefsi schedule olla ja ma oleks nagu, et ossa raisk, see on päris karm. Jah, et on mis ta on, siis Brian Dabollile käed jalad tööd täis see aastat oma tagumiku oluline päästa, et aga kui sa sealt ära päästad ennast, fuck sa, you made it. Ja see nagu, see schedule'i koostajad tegid nagu Giantsile väga lihtsaks selles mõttes, et et Jackson Dart saab ilmselt päris nagu, või Jackson Darti see startimine on päris nagu kiirendatud ja Brian Dable peab nagu terve elu eest töötama seal. Giantsil on viimane bye week ka minu meelest, week 14, ehk siis see on see koht, kus peale seda bye week'i arvatavasti Jackson Dart tuleb välja starterina, vaata. See saab lisa bye week'i, vaata. Aga eks me elame-näeme. Lahe on olla underdog, week 5 on vist Saints, kui ma ei eksi. See on üks mäng, kus on nagu natuke võidetav hetkeseisuga. Ja siis, aga muidugi meeskonnad tegid ka endal need schedule release'id ära, videod, kuidas nad release'id, et see on nagu räige omaette topik juba. Kui ma ei eksi, siis see reegel on see, et meeskonnad saavad 13 tundi enne ametlikku avalikustamist teada, kellega nad mängivad ja selle 13 tunniga nad peavad selle video kokku panema. Muidugi see video on enne tehtud, aga lihtsalt see meeskonnad on muudetud, vaata, lisatakse juurde lihtsalt täpselt kuupäevad. Et Kallast vaatasid sa ka mõnda neist või? Ma Chargersit vaatasin, kuna see idee Minecraftist lihtsalt teha, et see on, Chargers on, Chargersi social media team on New England Patriots 2000-ndast kuni 2020. aastani põhimõtteliselt. Jah, ja sa pead seda video vaatama mingi mitu korda, et aru saada, seal on nii, nagu Giantsile tehti lihtsalt nagu see lihtsalt päris haige, kui palju asju väikseid easter egg'id Giantsi kohta oli seal. Ülidetailed. Ja see oli nii tore, kus nad näitasid seda mingit AFC Westi naabruskonda, sul Chiefsil kena maja, Chargersil muidugi mõis, Denveril on siuke lahe rancho ja siis Minecraft on lihtsalt mingi põrgu, kus ta on mingi tuumapomb üle käinud. Ja see Giants oma ka, et mingi väike ruum, mis on ämbliku võrke täis ja siis tüüp läheb oma korterisse, Saquon tuleb kummitavana, see on geniaalne asi. Ja aga Raidersile ka päris hea, minu meelest see oli päris hea, kuidas nad tegid nalja Chiefsi oma oli see, kus vennad hakkasid lippe välja tõmbama, siin on ka üks lipp ja siin on veel üks lipp ja Chargersi ja Broncos oli, that's a pony. see on social media Super Bowl on see schedule release selles mõttes. See oli mingi ja päris palju arcade oli ka kusjuures. Mitu meeskond tegid arcade'i baasal, mis oli nagu see meie vanusegrupp on ju räige target audience nende jaoks, et me sihtisid sinna poole, et see oli huvitav. See oli lahe arusaam, mis me vaata siis kui oli see Snoopy ja Dre halftime show, vaata, kus me arutasime, mis poole jutu pealt saime, et me oleme nagu täpselt target group, vaata, et me umbes nagu rääkisime, et nii tore, et nad teevad nagu meile nüüd halftime show, siis me saime, et kurat, me oleme 25-35 mehed. Nagu täpselt, et sealt nende raha tuleb ja vaata, noortel pole raha maksta praegu, et nagu need vanuseklassid nüüd on nagu esimest korda elus põhimõtteliselt raha, stabiilne income, vaata, ja siis saad kulutada, on ju. Jah, ma vaatasin Giantsi schedule, vaatasin, novembris mängib 49ers ja Packers tuleb New Yorki, ma mõtlesin, fuck, küll me peaks ära lendama sinna, vaata, 350 € ainult piletid, fuck sakes, päris hea, see ongi see, et edaspidi ka, võib-olla see aasta teeme selle suurema Euroopa tripi, aga kurat see USA idarannik tegelikult ei ole üldse kallis lend võrdlemisi võtta, et võib-olla tuleb ära võtta. Ja lihtsalt ma mõtlesin, kuna Washington, Baltimore, New York, Philadelphia, kõik
lähedal üksteisel, siis saab võib-olla sättida selle niimoodi, et pühapäeval üks mäng ja esmaspäeval teine mäng vaata. Et siukseid asju on nagu alati võimalik teha, et ja noh, ja sa võid minna küll New Yorgi Giantsi mängu vaatama, aga see teine meeskond on arvatavasti huvitavam, teine saab nendega sihtida, on ju. Et see on variant tulevikuks, jah. Aga Kallaste, mis me oleme 45 mintsa latranud siin uudistest, mis oli nagu 2 nädalaga tulid siis nii palju uudiseid ja me skiptisime üle mõnest väiksemast asjast ka, et nagu siin oli infot päris palju, aga teeme siis nüüd meie selle episoodiga suurem osa, et paneme meie lemmik quarterback'id siis tieridesse, kategooriatesse, kes on head quarterback'id ja kes on siis mitte nii head, ütleme nii. Ja nii. Nüüd, kui te tahate mingi YouTube'i, saate visuaalselt ka näha, mis kategooriad meil on ja kuhu kategooriatesse, mis meeskonnad me paneme, on ju. Meil on 6 kategooriat Kallaste, et kas me peame natuke lahti seletama need enne, kui me alustame või? Need keskmised vist natukene võiks jah, aga elite quarterback on esimene, kes on siis, see on suht enesest arusaadav, aga minu jaoks on see alati quarterback, kes tõstab tema meeskonna paremaks, mitte vastupidi nagu meeskond ei tee teda pigem nagu heaks, et ta suudab nagu elevate'ida oma meeskonna kaaslasi, kes nagu Josh Allen jõuab peaaegu Superbowlini receiver kooriga, kes on nagu väga suur küsimärk enne hooaega, näiteks on siuke minu meelest. Siis franchise quarterback on quarterback, kellel me näeme 3+ aastat tulevikku või selles meeskonnas umbes. Jah, me panime umbes sellise kriteeriumi, et noh, tiim on nagu mugavalt läheb tulevikku selle mängijaga. Ja et ei pea muretsema otseselt noore quarterbacki peale, on ju. Siis breach quarterback, ehk siis silla quarterback on 1-aastane quarterback, nagu Russell Wilson Giantsis näiteks, on hea näide vaata, kellel on nagu, sul on selleks aastaks nagu tundub paigas, aga sul on alati, kas sul on taga juba noor quarterback olemas või sa tead, et sa pead tulevikus väga lähitulevikus endale uue noore quarterbacki leidma kuskilt, on ju. Siis ei kellegi me saame seda seletada 2 meeskonnaga, siin on 2 meeskonda, kelle jaoks me põhimõtteliselt pidime tegema selle kategooria, kes on nagu no man's land põhimõtteliselt. Siis noor quarterback on jällegi lihtne aru saada, et kellel on noor potentsiaalikas quarterback, me veel ei tea, kas ta on franchise quarterback, aga tal on potentsiaali, aga lihtsalt meil on veel aasta-2 vaja näha seda, kas ta on franchise quarterback. Ja viimane küsimärgid, kas on quarterback pätu või me ei tea, mis seal toimub, et neid meeskondi ka mitu tüki. Jep. Et see 3 küsimärgiga kategooria on alati kõige toredam minu arust, et see on, mida te teete. Täpselt, et siis me paneme kõikide meeskondade starting quarterback'id sinna sisse, noh mõne meeskonnaga nagu Brownsiga lihtsalt võtame terve selle quarterbacki situatsiooni arvesse ja noh Steelers on ka siuke vaata, see Aaron Rodgers on vist ju viimane doomino tegelikult ja võib-olla Kirk Cousins ka võib tekitada selle siin veel kuskil vaja, on. Et noh, Cousins võib-olla jah, ilmselt Rodgers on Pittsburghis, et sellepärast siin asjad ei liigu, aga muidu ma arvan jah, Cousins on nagu see kõige suurem žetoon, mis võib veel kukkuda. Täpselt, siis aga alustame ja Kallaste sa kontrollid seda, on ju, et ma ei tea, kas alustame lihtsamatest nendest eliitidest või? Ma arvan küll, see kategooria on enam-vähem paigas. Ehk siis Ravens, Chiefs, Ravens. Paneme Bills ja Bengals ka on ju, sest Joe Burrow on näidanud seda. Sest mul just oli, Burrow kindlasti selles mõttes eliiti, lihtsalt see oligi see, et mida see nagu eliit tähendab ja siis noh, kui me panemegi selle, et noh, et ta teeb tiimi paremaks, et kui see oleks nagu superstar quarterback, siis ma isegi vaidlustaks sinna Jalen Hurtsiga sisse tegelikult. Aga... Okei, nüüd ongi küsimus, eelmine aasta me tegime sama asja, eelmine aasta meil oli seal Dak Prescott ja Justin Herbert sees näiteks. Dacki ma võtaks ära, lihtsalt see vigastused on ka teda päris palju kinni hoidnud ka, et ta on ikkagi franchise quarterback, kuigi kas on franchise quarterback, see kõlakad on päris hullud kohad. Ma arvan, et need kõlakad on meediast. Ma millegipärast kahtlen, sest nagu, ma ei tea, Tallas on siuke meem, aga Dak Prescott on top 10, nagu sa enne mainisid ja ta ei ole 10, ma arvan, selles mõttes. Ja pane siis see Cowboys ära, franchise quarterback alla, ma arvan. Kindel franchise quarterback selles mõttes. Jah, nüüd aga, kas me saame argumendi teha Herbertile sinna eliiti või? Jah, kuigi nagu nende 4 mehe kõrvale teda panna eriti, mitte et Lamar Jackson ka nüüd playoffis mingi maailmavaluta ei oleks, aga Herbertil puuduvad ka need statement võidud, vaata. Et noh, mina paneks ta eliiti, selles mõttes, et sellist talenti on vähe, aga kui me nagu ausad oleme, siis ta võib-olla ei vääri veel seda kohta.
okei, jah, tõsi, sest minu meelest ka nagu need eliiteid, franchise quarterbackiga sa võidad Superbowliga mitte väga lihtsalt, aga nagu täiesti tehtav on see on ja. Aga ja. Eliit on minu meelest, neid ei ole väga palju ka maailmas. Nagu see on põhjusega vaata. Ja noh, ütleme nii, et eliit nagu isegi, selles mõttes võib-olla see divisioni heit on ka, aga nagu minu arust Burrow nagu on natukene selle eliidi piiri peal tihti peale. Et tal on need receiverid, tal Luena Rummo, see Superbowli run oli tegelikult ju nagu kaitse najal. Et minu arust Burrow on eliit ja selge, aga kui me nagu hakkame kaaluma Burrow ja Herberti ja Dacki vahet, siis no. Kas Hurtsil on ka mingi argument siin või? Ära minu käest küsi, mulle meeldib Eagles. Ma nagu, see ongi nagu täpselt see, et kui sa võtad nagu individuaalselt need quarterbackid, siis minu arust ei ole. Aga kui me paneks nagu selle, et kas Eaglesil, Eaglesil on selgelt franchise quarterback paigas, ma arvan, et ta nagu eliit tingimata ei ole, sest tal ei ole nagu, tal ei ole seda ühte asja, vaata, kui me vaatame, Patrick Mahomes on Patrick Mahomes, seal on, mis ta on. Lamar Jackson tõenäoliselt muudab quarterbackide tulevikku, Josh Allen samamoodi. Ja Joe Burrow on nagu kõige parem ja kõige lahedam gunslinger NFL-is võib-olla, et lihtsalt Hurts on nagu see, et tema tiim lükkab teda üle endzone'i, et see võib-olla ei ole nagu see nagu üksik asi, mis välja paistab tema juures. Aga paneme siis Eaglesi ja Chargersi sinna franchise quarterbacki alla ja jätamegi selle sinna, põhimõtteliselt elite quarterback on MVP soosik praegu. Jah, just. Et nagu sest, et kui me räägime Hurtsist või Herbertist, kas me oleme kunagi rääkinud mõni hooaegtast, et nagu ta on see MVP kandidaat, vaata, kas ta on see nagu top 2, top 3 quarterback, vaata. Jah, et seal nende juures nagu sõltub rohkem asjadest, et kas Chargers saab jooksumängu, kas Chargers leiab ühe püüdja või midagi sellist. Aga Chargers, Herbert paneb 1-2 hooaega veel sellist nagu eliit tasemel nagu eelmine aasta ja Hurtsil üks siuke eliit aasta veel, kusjuures nagu legit argumentida sinna samamoodi panna, vaata. Jah, need 3 venda tegelikult nagu, kui sa tahad natukene silma kinni pigistada, me võiks need 3 venda panna ka eliidi alla, aga me peame kuskilt joone tõmbama. Jah, aga nüüd ma tõmbaksin siia minu meelest joone vahele, nagu need on minu meelest natuke omaette klassis franchise quarterbackid on ja. Aga nüüd minu meelest 2 noort on huvitavad, CJ Stroud, eelmine aasta me strugglesime, kas me paneme ta sinna, tal oli down year, aga ta ikka kandis seda meeskonda. Minu meelest see näitas kohe ära, et see on franchise quarterback ju. Jah, mina ka. Ma arvan, et Houstonil ei ole mingit küsimust, kes nende quarterback tulevikuks on selles mõttes. Täpselt, aga Jaden Danielsiga ma teeks erandi. Minu meelest ta näitas piisavalt, et ta on franchise quarterback. Et tal on nüüd rahulikult oma rookie kontraktiga lõpuni ja suure tõenäosusega, isegi kui ta mängib samal tasemel, ta saab NFL-i kõige rikkam quarterback. Kui tema olen sinuga nõus. Me tegime vist Stroudiga sama pärast rookie aastat ja siis tal oli kehv aasta, aga ma arvan, et isegi kui Jadenil tuleb see aasta kehv aasta, me räägime temast järgmine aasta samamoodi, nagu me rääkisime Stroudist just praegu. Et see oli lihtsalt halb aasta. Et ma arvan ka, et Commanders plaanib juba tulevikku Jadeniga. Kui me paneme Jadeni sinna, kas siis Caleb Williams ka või? Bearsist või? Caleb on nüüd küsimus, eriti kui me räägime sellest noore quarterbacki kategooriast, mis nagu meie enda definitsioon on see, et me tahame veel natuke rohkem näha, aga puht nagu põhimõtteliselt tegelikult on, sest ma ei näe mitte mingit põhjust, miks Chicago ei peaks minema tulevikku temaga. Ja ta näitas piisavalt potentsiaali minu meelest ka, et vaata ja see off-season on kõik tehtud ka temale, et nagu teda koheldakse kui franchise quarterbacki minu meelest. Jah, aga see nüüd jällegi ongi see, et aga mis siis, kui see aasta ei ole ka hea? Et kas me saame kindlalt öelda, et Caleb Williams on 4-5 aasta pärast Chicago quarterback? See on hea küsimus, jah. Aga me panime 3 aastat nagu saab, vaata. 3 aastat saab, paneme ära, neil on, nagu kui me võtame nagu puht nagu tiimide poolest, siis tegelikult Chicago quarterbacki olukord on selge järgmisteks aastateks. Siis ma ei tea, minu meelest üks lihtne veel siin on Packers. Jordan Love on näidanud. Jordan Love'il oli sarnane nagu CJ Stroudil natuke. Jah. Et nagu see aasta oli natuke madalamal, aga jällegi ta näitas seda, et ta on ikkagi franchise quarterback seal, vaata. Jah, ta ei ole täiuslik, aga ta on selgelt, jällegi ta on selge tulevik seal Green Bay's, et see ongi see, et kui kui Buffalo, ma ei tea, kui Nico Harrison läheb lolliks ja treidib Josh Alleni sulle, siis sa pead vastu võtma, aga ütleme, Packers ei vahetaks tõenäoliselt quarterbacki järgmise 3 aasta jooksul. Jah, siis San Francisco vist ka sinna alla või? Jah, tundub, et nad maksavad talle ka, nii et see on üsna selge. Naljakas, kuhu me oleme jõudnud mingi 2-3 aastaga, kus me minu arust iga nädal arutasime Brock Purdy üle, et mis tüüp see on, aga tegelikult tema kannab seda rünnakut sama palju, kui see rünnak kannab teda, tundub. Ja siis meil on siin üks kategooria, kellegi San Francisco võib olla seal päris kiiresti 2 aasta, kui nad on. Kusjuures ma küsiks sult Bo Nixi kohta, Denveri kohta.
kas Denveril on franchise guy olemas või? see on hea point tegelikult küll, sest et ma ise, kui ma tegin pulli pärast selle suure hurraaga kohe alguses läbi, kui me panime need kategooriad paika, lihtsalt ise saada aru nagu kuhu need meeskonnad lähevad, vaata, et mis kategooriad meil võib-olla puudu on, siis mina panin kohe Bo Nixi noore quarterbacki alla, onju. Aga kui me paneme Caleb Williamsi franchise'i peale ja kui sa tahad rääkida Sean Paytonist, minu meelest Sean Payton on käsi käes Bo Nixiga, vaata, samamoodi nagu Ben Johnson on Caleb Williamsiga nüüd, mis tähendab, et sa oled franchise quarterback, vaata. Täpselt see ongi see, et kus iganes Chicago's paneme, me peame Denveriga tegelikult järgi panema sinna, sest Bo näitas esimese aastaga väga palju ja noh, muidugi tahaks kõigilt näha ühte aastat veel, aga ma arvan, et need 3 quarterbacki siis koos Jadeniga on nende tiimide tulevikud. Tead, mis liigutab Packers ja San Francisco's Bearsist mööda ja pane Bears pane Broncose kõrva. Võt nõndas, minu meelest siin kategooria nagu Hurts, Dak Prescott, Justin Herbert on nagu 3 koos, siis sellest natuke allpool on minu meelest Jaden Daniels, CJ Stroud, Jordan Love, Brock Purdy ka natuke minu meelest samas kategoorias. Ja siis tulevad need 2 noort quarterbacki, kellel on ka võtmed on nende käes, Bo Nix ja Caleb Williams. Aga kui me vaatame neid 3 esimest tüüpi ja võib-olla Stroudi ka mingil määral, et nagu sest Stroud on ju tegelikult käinud 2 aastat järjest AFC divisionalis. Võitsid ju mõlemad korra playoffid ju. Jah. Tal on sama play-off'i võite kui Dakil ju. ja just täpselt ongi, et ma just hakkasingi küsima, et mis nagu see samm on, et nad oleksid seal eliidis ja see pigem vist ongi conference championship või Super Bowl põhimõtteliselt. Individuaalsed accolade ikka minu mõnest. Ja tõsi. Kui järsku CJ Stroud on MVP või Justin Herbert on MVP. Või kui nad viskavad 5000 näiteks või midagi sellist. Nagu kui nad teevad sellist nagu eliit asju, vaata nagu mis nagu minu meelest ja CJ Stroudil on võimalus see aasta näidata seda, sest ta on uus offensive coordinator, weaponeid on Nico Collins ja küsimärgid, vaata tegelikult. Ja hunnik rukkisid. Ja Hurtsiga siis, sest Hurtsiga ongi see, et mida rohkem ma vaatan, seda rohkem ma tegelikult tahaks Hurtsi sinna tõsta, sest ta on lihtsalt nii liider. Aga see ongi see, et Hurtsilt lihtsalt samasugune aasta ja ma järgmine aasta tõstame ta eliiti. Hurtsil pole ju tegelikult, kas tal isegi Pro Bowl on või? Ma arvan, ta on valitud ikka lihtsalt. Vist küll, aga tal on vist kas Super Bowli pärast on lihtsalt eemale jäänud või midagi sellist. Ta ei saa mängida selle. Et lihtsalt nagu, kas tal on individuaalse, minu meelest eliit on ka, kus sul peab olema mingisugust individuaal accolade-iga vaata, kuigi Põrro on ainult, kelle pole MVP-d, aga eelmine aasta Super Bowlil. Ja Super Bowlil, pluss oleks võinud argumendi teha, et nagu kuradi aasta. Ja kui Bengals oleks play-off'i jõudnud, ma arvan, Põrro oleks täitsa MVP võib-olla olnud isegi. Jah, tõsi. Siis me rääkisime noortest quarterback'ist, paneme Patriotsi ära noore quarterbacki alla. Jah, ma mõtlesin ka, et teeme selle kategooria järgmisena. See on lihtne ju, see pole midagi muud öelda isegi. Ja Tennessee samamoodi, ma arvan, eks ju. Ja, Tennessee. Panthers. Ja, Falcons. Jah, Falcons. Minnesota. Jah, õige. Vist on kõik praegu, võib-olla saame lisada. Mõned on lahtised, aga jah, tuleme siia tagasi ilmselt ringiga. Jah, aga Patriots ja Drake May näitas potentsiaali esimene aasta on olemas. Cam Ward, sa on number 1 pikk, noor quarterback. Sa oled noor quarterback. Bryce Young Bryce on huvitav tegelikult, sest et eelmine aasta ta lõpetas hooaja väga hästi, aga kui sa tegelikult vaatad analüütiliselt nagu need analüütilisi numbrid, need ei olnud väga muljet avaldavad ja ta on ikkagi natuke limiteeritud. Jah, Bryce on võib-olla kõige suurema küsimärgiga, aga Carolina on ka positsioonis, kus neil on see aasta otsustamiseks põhimõtteliselt, nad peavad optioniga mässama hakkama, et kui Bryce jätkab nii nagu ta eelmise aasta lõpus, siis ta oli CJ Stroudist kordades parem, aga mul ei ole ka nagu tingimata seda pimedat usku, et Bryce Young hakkab week 1 kohe keevitama, et Panthers on huvitav. Ja kohta kellel nad said draftis ju T-Maci ju? T-Mac ja Ace Rusherid et nüüd on näha, sest liin on korras ja jooksjad on ju head, et eks me näe. Michael Penix Falconsi eest näitas 2 head mängu, peaaegu tassis meeskonna play-off'i, et seal oli potentsiaal olemas. JJ McCarthy on kõige suurem küsimärk võib-olla Cam Wardi kõrval. Ja teistsugune küsimärk kui Cam Ward, sest Cam ei ole ühtegi NFL, või JJ ei ole ka ühtegi mängu NFL-is mänginud, aga me kõiki neid teisi quarterbackidest 6 tükki draftiti eelmine aasta esimeses raundis, me nägime 5 neist. Jah, täpselt, et ja JJ-l on võib-olla üks parimaid situatsioone terves NFL-is, ründeliin on väga hea, püüdid on väga hea, kas nad võtsid juurde veel püüdi ka või?
Kas nad sainisid kellegi või? Kas nad sainisid minu meelest nad toppisid Sest liini nad tugevdasid korralikult, mõlemat liini. Jah. Võib-olla eksin ka praegu, aga igal juhul Jetta on päris head 1-2, kes iganes, et Naylor on seal 3. või Hawkinson on ju tight endi peal veel, Aaron Jones on jooksja, seal on piisavalt talenti. Siis minu meelest üks meeskond, kes on franchise quarterbacki all puudu veel, kes siin on Lions. Jah, ja ma isegi sirutaks ka Ramsey sinna, kuigi põhimõtteliselt Ramsey ja Staffordi osas, ma arvan ka, et Lionsi paneme paika, sest ma ei usu, et nad otsivad kedagi. Ramsey'ga me enne lindistamist mingit aega salvestasime, et Stafford justkui vääriks nagu eraldi kategooriat. Jap. Aga jah. Aga oota, tuleme Staffordi juurde tagasi, mulle Lionsiga on see, et nagu Lionsil tegelikult üks kirjutas, ma chati kirjutasin meil on Ameerika jalka chat ka teie fännidega, et ma pullipärast kirjutasin selle sama küsimuse, et kes on veel peale nende 4 Mahomes'i, Lamari, Josh Alleni ja Joe Burrow, kes on veel nagu elite quarterback'id. Üks vend ei tahtnud kirjutada otse sinna, ta kirjutas mulle, ütles, et Jared Goff ka low-key. Mis on nagu müts maha selle hot take'i eest ja selle peab suurde chati panema, ma ei loe seda hot take'iks, kui sa et aga Goffi argument on see, et ta on 2 erinevas süsteemis olnud edukas tegelikult, vaata 2 erinevas franchise'is, et minu meelest on franchise quarterback kindlasti, et nagu Lions ei pea muretsema, et ta saad taga Superbowli võita. Lihtsalt minu meelest ta ei ole ikkagi, ta ei lähe sinna eliidi alla, sest kui me pane Hurtsi ega Herbertit ja neid sinna nagu jah. Sest Goffiga nagu see vastuargument, ma olen nõus selles mõttes, ta on selles mõttes quarterback'ile saab selgelt võita. Aga ta on olnud Sean McVay ja Ben Johnsoniga ja Lions on nagu mõlemad tiimid on eriti stacked, nii Rams kui Lions, et ta eliiti ei pürgi, ma arvan, kunagi oma karjääris. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et ta on samas olukorras, kus Josh Allen on ja Buffalo jõuab play-off'i selles mõttes. Kui ta isegi MVP võidab, ma ei paneks ta eliiti. sama. Ma ikka heidaks ette talle, et mingi Ben Johnson joonistab sulle radu ette. Täpselt. Siis lähme Ramsi juurde, sa mainisid Staffordist. Mis me Staffordiga teeme? Sest tegelikult ju vaata Breach quarterback, Silla quarterback on mängujuht, kes on sul 9 aastaks kindlustatud, maksimaalselt 2 aastat on ta veel olemas, et sa ootad ta, aga sul on juba olemas noor quarterback või sa tead, et sul on vaja leida noor quarterback. Ütleme, paneme siia näiteks lihtsalt Geno Smithi. Jah. Et Geno Smith ja Raiders, me teame, et Geno on lepingu all 2 või 3 aastat, aga Geno ei ole selle tiimi nagu siuke ere tulevik, ma arvan. Et nad saavad võita temaga ja nad ilmselt on play-off'i eest võitlevad, aga ma nagu ei kujuta ette, et see mängija hoiab Superbowli, seda Lombardi karikat hooaja lõpus. Ja franchise quarterback oli 3+ aastat, ma ei näe, et Gino on nii kaua selles meeskonnas. Just, aga Stafford ei ole ka 3 aastat, aga Stafford on piisavalt hea, et ta peaks seal olema. Jah, täpselt, et see ongi nagu, aga kui me panime Raiders sinna, panime Giantsi ja Seahawksi ka minu meelest sinna. Jah, sest Arnold on ehe ja Giants samamoodi, sest neil on jällegi see, et neil on see noor nagu olemas juba ja sealt põhimõtteliselt sama. Aga jällegi, minu meelest mõlemad Seahawksil võib-olla natuke rohkem, aga Giantsil ei ole seda pressure'it teda mängida ja kui neil ei ole seda pressure'it, et anda nagu Jalen Milroe'le või Jackson Dardile mingi 3 aastat, et näha, kas ta on see. Et nagu, kuna nad ei olnud nagu mingi top 10 pikid, vaata, väga suured väärtus on tegelikult ikkagi Dartel esimese raadi pikk on ja lõpuks, aga nagu minu meelest neil ei ole seda leash'i nii pikka, et nagu kui sa näed, kui sul on võimalus võtta uus quarterback top kõrgel, siis see ei välista seda minu meelest. Jah, kusjuures me oleme unustanud ka Baker Mayfieldi, kes tegelikult natuke on Staffordiga sarnas olukorras minu arust. Nad on... Bakeril on rohkem performance, Staffordil on lihtsalt see, et ta on vanus, vaata. Ja, no tõsi. Kuigi nad nagu minu arust nagu, Stafford on natuke parem kui Baker Mayfield ikkagi. Jah, minu meelest ka. Aga samas, kas Baker läheb franchise quarterbacki alla või? Ja kui Baker läheb, siis ma paneks Staffordi ka. Aga nad ei ole kumbki nagu bridge ka, sest sa otseselt ei nagu sa ei taha praegu asendada kumbagi. Et sa näed varianti, et sa võid võidelda Superbowli pealt mõlemaga. Just. Kurat, ma arvan, sa peame siis franchise alla panema. Ma arvan, nad mõlemad kuuluvad franchise alla. Lihtsalt see Staffordi, lihtsalt Bakeri ja Staffordi olukord on väikese küsimärgiga lihtsalt sellepärast, et me ei tea, mis nende tulevik on selle 3 aasta pärast, mis me... Baker sai uue lepingu tõu, nagu see nagu natuke kindlustab tegelikult, vaata. Ma arvan, et paneme Staffordi ka. Lihtsalt, et see ongi see, et Rams võib võita Superbowli ja see on ju tegelikult kõige olulisem asi nagu. Siis, jah, okei. Ja ma olen sellega nõus.
aga nüüd rääkides silla quarterbackidest, mis me Jetsi ja Steelersiga teeme, nad on minu meelest väga sarnased. Jaa, kuigi, sest noh, No Man's Land, või see ei kellegi maa, millest me rääkisime enne, me mõtlesime seda pigem sellena, et me päris ei tea, mis see quarterback on, aga neil on leping antud ja siia alla lähevad siis põhimõtteliselt Kyler Murray, Trevor Lawrence ja Tua Tagovailoa. Aga kui sa ütled sõna No Man's Land, siis esimesed 2 meeskonda, kelle peale ma vaatan, on Jets ja Steelers. Jaa, aga samas vaata, Jetsil on nagu Justin Fields juba olemas ju. Samas nagu, kas Justin Fields läheb ju kohati sama nagu Russell Wilson Giantsis, vaata, tegelikult ja, olema. Ja Fields on nagu, Fields ei ole küll nagu noor quarterback, aga ma tahaks temalt aasta ikka näha veel. Ei, tõsi. Et nagu... Fields sobib igasse nurka praegu. Et noh, bridge'iga nagu ongi see, et me enne nagu mõtlesime, et kas see bridge tähendab ka seda, et see quarterback on olemas, järgmine quarterback. Aga kui Raidersil ei ole, siis ma arvan, Jets ja Steelers tegelikult on bridge olukorras. Minu meelest on ka sarnased ja isegi kui Rodgers läheb Jetsis, Steelersis, siis ei muuda mitte midagi. Ei, ma arvan, et nad on bridge'id, sest ma arvan, et need 2 tiimi, noh, kui Fields ei pane hullu see aasta, siis need 2 tiimi otsivad järgmine aasta quarterbacki samamoodi nagu Raiders otsib põhimõtteliselt. Okei, paneme nad siis bridge äkki või? Ma arvan küll, jah. Ja nad on võib-olla natuke eraldi selles gruppi, siia ka joon vahel samamoodi nagu me Täkile ja Hurtsile ja Herbertile tõmbasime. Okei. Aga siis sa juba mainisid ei kellegi maast, siis paneme need 3 tükki sinna ära või? Ma spoilisin ära, jah, kurat. Jah, Cardinals, Jaguars ja Dolphins. Ja meie argument oli see, me arutasime, see oli see kategooria, mida me arutasime enne podcasti, sest et nagu midagi oli puudu tundus olevat. Sest et need 3 meeskonda nagu sul on makstud oma mängujuhile, mis tähendab, et neil on see suur protsent salary cap'ist on nende all juba, aga kas me oskame kindlalt öelda, et nad on järgmised 2 aastat selle meeskonnas välja arvatud sellepärast, et sul lihtsalt raha nii palju pead maksma, et sa ei saa neid lahti lasta või? Jah, ma arvan, et nagu Trevor Lawrence on kõige kindlamalt paigas siin tegelikult, aga noh, jällegi siin on see, et kui sul on väga halb aasta, siis võib-olla keegi tahab Trevor Lawrence'it nii-öelda päästa. Et võib-olla, noh, ma ei tea, Rams võib-olla saadabki hunniku pikke ja tahab Staffordile asendust leida nagu tõestatud mänge nii-öelda või noh, nii palju tõestatud. Aga Tua küsimus, ma arvan, on nagu eriline siin, sest Tua... Ma arvan, et Miami nagu pigem otsib Tuale asendust tegelikult. Või noh, peaks vähemalt mõtlema selle peale. Kui Mike McDaniel lastakse lahti peal seda aastat, siis on Tuaga minu meelest läinud. Jah, ma arvan ka, et Tua käib McDanieli süsteemiga kaasas praegu. Ma arvan ka. Ja Kyler on ka väga huvitav tegelikult Arizonas ju. Nagu... Sest ma olen juba 2 aastat vist mõelnud selle peale, et noh, Kyler on nagu põhiline see esimene quarterback, kui ma mõtlen, et kes võiks treidiga liikuda kuhugi. Ma lihtsalt ei suuda teda kuskile paigutada, sest kõigil on kas quarterback olemas või siis Kyler ei ületa seda mingit latti, et noh, meil ei ole mõtet temaga seda võimalust võtta. Jah, aga ausalt, Arizona on natuke nagu No Man's Landil ka selle koha pealt, ma ei tea, sest nagu... Sest Arizona näiteks, noh, ma lihtsalt kujutan ette seda, et mängivad selle hooaja ära Rodgersiga, Arizona läheb kehvasti ja Pittsburgh võtab omale Kyler Murray. Ma arvan, ei ole nagu täiesti out of the question selles mõttes stsenaariumi osas. Okei. Aga see peaks vahetusega siis olema. Aga kas sest et nagu tegelikult sa võid teha ka argumendi, need 3 meeskonda, tegelikult sa võiks ka franchise quarterbacki alla panna, sest nad on makstud vaata, selle koha pealt nagu. Jah, et see eraldusjoon pigem vist lähebki sealt, et ta on makstud, aga noh, asjad võivad muutuda, ütleme nii. Kas Baker tegelikult ei läheks ka sinna või? Kusjuures ma mõtlesin just enne sama asja. Sest Baker ju tegelikult on makstud, ta ei ole nüüd nagu eliitraha makstud, mis teeb tema olukorra paremaks tema jaoks, sest et nagu meeskond ei kannata nii palju tema all. Tead, tõstame Bakeri sinna alla, mina olen nõus, nagu selles mõttes, et nagu ma arvan ka, et Baker on paigas, aga kui Bakeril peaks tulema halb aasta ja see tingimata ei ole võib-olla isegi temast nagu sõltuv, sest ütleme, Chris Godwin tuleb igastuselt aeglaselt tagasi ja Meka Ipuka ei ole päris see vend esimene aasta ja Mike Evans lõpuks näitab vananemist, siis Bakeri numbrid võivad päris koledalt alla kukkuda. Okei, tavai, paneme Bakeri sõnale, siis me saame selle pildi väiksemaks. Ja, ma just mõtlesin ka, et me saame kõik ühele reale. ja Rams on nagu õiges kohas minu meelest, ikkagi Rams on ja teised on nagu ma ütleks ka, me oleme näinud Matthew Staffordit Lombardi karikat tõstmas, see nagu kuidagi tõstab ta veidi kõrgemasse kategooriasse minu arust võrreldes Baker Mayfieldiga. Kui Jordan Love'il on uuesti selline aasta nagu oli, kas ta läheb ka sinna kategooriasse või? Ja vaata, me enne just rääkisime, et CJ Stroud võib vabalt eliiti hüpata, kui Stroudil on halb aasta, mis siis juhtub? Birdi makstakse ära ja on järgmine veel halvem aasta kui eelmine aasta. Sama tegelikult. Selle grupi vahel võivad nagu asjad kõikuda päris palju.
tegelikult küll ja need kaks on nagu, oleneb natuke salary cap'is ka, sest et vaata, kui sa oled nagu suur protsent, sinu palganumber on suur protsent meeskonna salary cap'ist, vaata, siis meeskond peab lootma ka, et sa elevate'id mängijaid, kellele sa ei saa maksta nii palju, vaata, noorematele mängijatele või veteranidele, vaata. Et see on jah siuke huvitav. Okei, aga mulle tegelikult see praegu meeldib. Mulle ka see pilt meeldib, natukene võib-olla äratab inimeste reaktsiooni ka, aga seda me ju tahamegi teha, me tahame content'i create'ida. Nüüd meie lemmikkategooria tõu. Ja küsimärgid siis, mis on nagu, mis ta on, eks siis seal on 3 meeskonda, mis on väga loogiline. Sul on Colts, Browns ja Saints. Ja kõigil on natuke erinev, sest Coltsil on nagu kindel two-way quarterback battle. Ja ausalt, ükskõik, kes selle võidab, nad ei ole ikka kindlad, et see on Francis Scott. Just ongi, et see on see battle of mead on seal praegu, et ideaalis Colts läheks ilmselt nagu, ma ei tea, kui Anthony Richardson nüüd ei tee mingit meeletut arenguhüpet, aga seda me ei oota. Et ma arvan, et Colts hea meelega nagu, võtaks uue QB arenduseks lihtsalt. Kui Daniel Jones võidab selle battle'i, ta on starter suurem osa OS, see on breach. See muutub kohe bridge quarterback'iks, jah. Ja kui on Anthony Richardson võidab selle, see on kohe noor quarterback. Ja täpselt, et nad ongi nagu seal vahes kuskil. Täpselt, siis, mis asi Brownsil on nagu, esiteks, mis moodi on 4 quarterback'ile piisavalt reppe annavad camp'is, ma arvan, et üks neist läheb ära päris kiiresti. Ma arvan, et Kenny Pickett on see odd man out sealt. Ma pigem arvan ka, jah. Ma arvan, ja naljakas on mõelda, et week 1 starter on Joe Flacco ilmselt. Mis ei ole aasta, nagu ma armastan Joe Flacco't 2025 aastal week 1. Millal ta võitis Superbowli? 2012. Ja kurat, ja see on väga huvitav. Ja ta on mingi aastast 2020 või 2019 on olnud Denveris ja Jetsis ja Clevelandis ja siis Coltsis ja siis uuesti Clevelandis, et journeyman, selles mõttes bridge quarterback'iks, põhimõtteliselt sobiks, aga mitte päris. Ja kui sealt alustab Dillon Gabriel või siis Shedeur Sanders, siis on noor quarterback automaatselt, on ju. Aga jällegi, me ei tea, kes alustab. Ja Saints on viimane, nagu kuna Derek Carr nüüd retire'is, nagu me rääkisime. Kui oleks Derek Carr seal, siis oleks bridge quarterback ju. Selgelt. Jah, just, ta sobib täpselt sinna, et ta ei ole piisavalt hea, aga nad otsivad järgmist. Nüüd Saintsiga on muidugi see olukord, et nad just draftisid venna. Me ei usu, et Tyler Shock on tulevik seal tegelikult. Jah. Et see on siuke koht, et nüüd on, vaatame, kes võidab selle quarterback battle'i, on ju, Shook või Rattler või see Heiner on ka seal, on ju veel tegelikult, kes mõlemad ju Rattler ja Heiner alustasid see eelmine aasta ka mänge. Et kes iganes selle võidab, läheb noore quarterbacki alla ja siis suure tõenäoliselt järgmine aasta on ikkagi uus quarterback. Ma just läksin ütlema, et naljakal kombel Tyler Shook on nagu see haruldane rookie bridge quarterback või nagu Will Levis oli ja nagu Josh Rosen olid, et me ju eeldame, et Saints saab number 1 piki tegelikult juba vaikselt, et kui Garrett Nussmeier või kes iganes sealt tuleb, siis ma arvan, et nad ei jääks oma teise raundi drafti pikile või mis iganes Rattler oli 5. raundi pikk vist, et ma arvan, et see ei ole nii kindel koht. Jap, aga need on nagu, teete küsimärgiga on ainult 3 tükki, sest et alguses me panime tegelikult Dolphinsi, Jaguarsi sinna, aga siis me tegime selle No Man's Landi kategooria, kuhu nad sobivad paremini, sest nagu neil ei ole ju küsimärk otseselt, siis see on nagu performance'i taga või siis see neil on taga tegelikult ju. Jah, tegelikult on lepingu taga, vaata, et leping on all, Baker võib olla nagu paistab sealt välja, sest Bakeril võib olla see, Tampa Bay, kusjuures naljaks, me ei räägi sellest palju, Tampa Bay on mega hästi nagu juhitud meeskond, alates sellest, kui Tom Brady sinna läks, vaata. Et neil on see veteran punt on üsna püsinud, kui tüübid on ära läinud, nad on asendanud neid järjest. Neil on nagu selge identity, neil on need Mike Evansid, nüüd on Bucky Irving ja ründeliin on tugev. Et Tampa tegelikult olukord on hästi soliidne, aga Baker üksi nagu võib-olla pigem kuulub sellesse kategooriasse, et kui midagi läheb halvasti, siis ta võib oma töö tegelikult kaotada. Jah, kas Bakeril on siis praegu Tampa Bay Buccaneers including, ta sai siis selle 3 aastase 100 miljonise lepingu, millest 50 miljoni ainult garanteeritud, ehk siis see on 2 aastat sellest lepingust alles veel ja temast saab päris lihtsalt lahti saada, kui sul on vaja. Et see oligi samamoodi nagu see Gino leping võib-olla on, et ta on tegelikult üsna team friendly ja Darnoldi lepingust ei räägigi, aga ta on bridge ka. Jah. Fuck, ma hakkasin praegu mõtlema nagu jah, samas nagu ei kellegi tulema bridge quarterback'ist üleval pool või?
nagu põhimõtteliselt kategooriana vist tegelikult peaks jah, et nad on paremad quarterback'id tegelikult, kui ma teen selle lükka ära, vaata ma muudan need värvid ka ära muidu. Värvid ka ära, jah. Siis saame pildi kena panna teile ülesse. Jah, sest võt see loogilisem jah, sest Baker ja kõik Lawrence, Tua ja Kyler on paremad kui paganama. Jah, et nüüd see nagu läheb, jah, nüüd see Baker ei paista sealt nii palju välja ka, sest Baker on franchise quarterback'i all kohe. Täpselt. Okei. Ma arvan, et me panime kõik täppi praegu, ma arvan, et ka, et nagu 100% nagu. Ainukesed 3, mis me ei pannud, on need küsimärgid, vaata, aga noh, see ongi see, eks me näe, vaata. Eks me näe. Hooaja lõpus saame jälle arutada seda. Oota, aga siis on 4 elite quarterback, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 franchise quarterback, ehk siis pooltel 15 meeskonnal on siis nagu franchise quarterback. Ja ütleme ei kellegi ma ka juurde lisada, siis on, mis meil on 19 tiimi, kellel nagu tehniliselt on quarterback olemas. Ehk siis 2/3 meeskondad, 1/3 meeskondad, see on lihtsalt nagu, et kurat, anna mulle quarterback reis. Aga ütleme niimoodi, siit lisame sinna juurde veel Drake May, J.J. McCartney, Cam Ward. Michael Penix ka või? Ma arvan küll, jah. Aga Price'i ma ei paneks veel, et nagu Price nagu on pigem, mulle vähemalt on Price see, et nagu see on üllatus, kuidas tuleb franchise quarterback. Jah, ma selles mõttes olen nõus, et ma oleks väga meeldivalt üllatunud, aga ma ei ole kindel, et ta jõuab jätkata seda, mis eelmise aasta lõpus oli. Ja Cam Ward läheb, Jackson Dart ei lähe sinna alla, minu meelest, et nagu et samamoodi, Jackson Dartis ma oleks üllatunud, kui ta on franchise quarterback nagu 10+ aastat seal on. Jah, Camile mul on nagu lootusi päris suuri, et ta suudab. Tal on lagi kõrgem vaata, tal on olemas, et ta saab olla franchise quarterback. Ja Milrow on sama pull selles mõttes, et kui kõik läheb hästi, siis Milrow on Lamar Jackson, aga tõenäosus on väga väike. Ja siis on 19+4 ja 23 meeskond, ehk siis 9 meeskonnal nüüd nad nagu tere, andke meile quarterback neid. Ja need küsimärgiga meeskonnad võtaksid homme mingi, ma ei tea, kella isegi. Ja Browns võttis päris palju neid see draft, jah. Just. Et ütleme, et nagu liin on umbes see, et kui su tiim võtaks homme Derek Carri, kui nad saaksid, siis sa jääd selle joone alla. Jah, täpselt. Aga siis saime sellega ühele poole, et see on päris vinge siuke drill, et me teeme siukseid taolised asju, üritame siin off-season'i veel teha, et see on siuke lahe, tekitab kõneainet ka, teeme content'i. Ja kui teil on mingeid ideid, mida me võiks samamoodi järjestades, andke ka märku, see võib mis iganes olla. Jah, peatreenerid, mis iganes, fanbase'id, õlle maitsed, mis iganes. Ei, see oli halb mõte, nüüd hakkab neid tulema. See on kõige vaadatum osa üldse nagu. Ja, ma arvan ka, jah. Aga siis järgmine nädal me teeme Ott Eerikuga järgmise episoodi, siis saame tagasiside, kuidas minu esimese 2 mängu on läinud ja siis kuidas Ott Eeriku esimene ILF-i mäng on läinud ja siis sealt edasi tuleb välja järgmine nädal on see NFL-i omanik kokkusaamine, kus siis on 2 suurt asja, tush-pushi otsus tuleb ära ja see play-off'i seeding otsus tuleb ära, et nagu potentsiaalselt on 2 väga suurt reegli muudatust tegelikult, mis mõjutavad seda hooaega päris palju. Et sellest saame siis rääkida 2 nädala pärast ja vaatame veel, millest me tahame rääkida. Ja suvepäevadest unustasin ka, et suvepäevad siis 12 juuli. Andke meile teada, kui on huvitatud, siis me saame arvestada lihtsalt, kui suure maja me võtame. Et kuskil Lõuna-Eestis või Lääne-Eestis, kuskil seal kandis. Ehk siis kas Pärnumaal või siis seal Tartu kandis. Et lihtne, Eesti väike, pole raske. Idasse me päris ei lähe, et nagu, ja päris Võrru ka võib-olla ei lähe, aga seal 2 tunni kaugusel Tallinnast, ütleme nii. Yeah. Deep South ei lähe. Jap. Aga igal juhul, thanks kuulamast ja siis näeme järgmine nädal. Okei, tšau. Davai, tšau.